no umbes nii. Ei, tegelikult ma sain lihtsalt aru, et see oleks olnud sinu eelistus, aga sa tundsid huvi, et mille alusel ma selle valiku langetasin. Jah. Ma ei tea, vaata minu nagu, ma tunnen, et see on esimene kord selles nagu tootevalikus, kus see Pro valimine on päriselt nagu keeruline ja ebamõistlik. Sellepärast, et see Pro ei anna nagu põhimõtteliselt midagi juurde. Ja ainuke asi, mida see Pro nagu annab, on see zoomiga kaamera. Aga see häda on selles, et see zoomiga kaamera nagu iPhone'i peal on see kaamera, mida ma kõige rohkem kasutan oma telefonis piltide tegemiseks. Kogu aeg zoomid? Jah, sest kui see on, see on nüüd küll erinev, sellepärast, et kui sa kasutad iPhone 14 Pro'd nagu mul on, siis iPhone 14 Pro'l see zoom objektiiv on umbes 77 või 75 millimeetrit, nagu selles standardses 35 millimeetrit nagu süsteemis. Ehk siis ta on nagu teatud mõttes nagu portree objektiiv sellises klassikalises mõttes. Mis tähendab seda, et kui sa seda kasutad, ta nagu perspektiiv on natukene teine kui sellel standard objektiivil, mis on umbes 24 millimeetrit sellel iPhone'il, mis on natuke lainurk objektiiv, et kui sa nagu võtad selle zoomi, siis ta nagu minu jaoks paneb asjad nagu ilusamasse perspektiivi, ta nagu surub kõik natukene kokku ja nagu nende kompade jaoks, mida mina teen, ma üritan nagu väljas pildistada hästi nagu mitmekihiliselt, siis see toimib paremini. Aga ma olen ka päris palju kasutanud seda lainurk objektiivi, või seda eriti lainurka, mis siis on see 0,3 või 0,5 või mida nad seal näitavad. Nii et mul tegelikult ideaalis oleks tõesti kõiki 3 objektiivi vaja ja see vaja siin on ikkagi väga loose definition of the word vaja. Tegelikult mul ei ole neist ühtegi vaja. Aga ma lihtsalt ütlen selle mõttega, et mul oleks nagu keeruline teha seda valikut, et ma ei osta Prod, sest siis mul jääks see zoom objektiiv nagu ära. Aga sa ei tunne sellest puudust, ma saan aru, sa ei kasutanud seda varem? Ei no, ma sisuliselt kasutasin iPod Touchi enne telefoni asemel. Okay. Sa läksid nagu upgrade'il iPod. Põhimõtteliselt oli Zoom. Mul oli üks objektiiv ja telefoni ekraanist tulid tükid välja järjest ja objektiivi peal oli mingi mõlema objektiivi peal. kõvemini kinni keerad, ma ei jaksa sellest kõvemini rohkem keerata. Ei, mitte seda, vaata see suur ümmargune seal sinu pool. Jah, seda keera kinni. Veel kõvemini isegi. Jah, no näed. Sa oled ikka nii tark. Aitäh. Ja mul olid nagu kriimud olid mõlemal objektiivil. Ekraani servadest tulid tükid välja järjest. Pidin teipima seda telefoni muudkui ja laadima mingi 2 korda päevas ja siuke aga halb seis. Kas on okei, et me endiselt toetame Apple'it finantsiliselt? Vaata, me rääkisime siin, kui me läheme mõned osad tagasi, pool aastat ehk 2 osa tagasi, isegi rohkem kui aasta aega tagasi rääkisime sellest, kuidas Donald Trumpist sai USA president ja siis me rääkisime, kuidas USA firmade toetamine tundub nüüd järsku nagu ääretult ebaeetiline või vähemasti ebamoraalne. Et kas me oleme sellest üle saanud? Ma ei küsi süüdistavalt, ma tean, et ma ise ka, kui ma peaksin praegu uue telefoni ostma, siis ma tunnen, et ma ilmselt ostaks iPhone'i, aga samas ma nagu ei tunne ennast hästi selle teadmisega. No ma ei tea, mis need alternatiivid oleks samas, sest Fairphone näiteks Hollandist. Kus seda toodetakse? Hollandis. Nii, räägi sellest lähemalt, mis telefon see on? See on siuke telefon, mille kõik komponendid on modulaarsed, ehk siis ta on hästi lihtsasti parandatav, uuendatav ja kogu kontseptsioon on ehitatud sellele, et ta ei oleks nagu äravisatav toode, vaid kui sul läheb ekraan katki, on ekraanimoodul vahetatav, kui tuleb uus kaamera versioon, saad vana kaamera nagu tagasi anda neile, nad annavad sulle uue kaamera mooduli ja nii edasi. Terve telefon on tegelikult modulaarne ja lihtsasti parandatav. Nad on Androidi peal ja nad ei ole nagu nii fancy'd ja peened ja ägedad kui uued iPhone'id muidugi. Mis on nende suurim miinus? Ma ei ole tükk aega Androidi kasutanud, nii et ma ei saa öelda, et mul oleks mingi tugev arvamus Androidi suhtes, aga mul on tugev eelarvamus, seda ma võin öelda. Mina kasutasin pikka aega seda, või paar aastat tegelikult ei olnud pikka aega, seda Samsung Galaxy, mis iganest.
ja ma ei taha enam Androidi peale minna. Et noh, ma tõesti ei arvanud, et see vahe saab olema kuidagi märkimisväärne või mingit arutelu väärt, aga kui ma selle telefoni tööle panin, siis see vahe oli tõesti nagu öö ja päev. Ma ei arvanud, et siin saab veel kuskile edasi minna UI ja UX-i osas, aga noh, see vist 2020. aasta iPhone SE, mis mul oli. Sul oli veel SE isegi, mitte nagu see põhiliini nagu versioon. Ja SE oli, et see telefon ühtäkki tundus nagu mingi vanaaegne telefon selle iPhone 17 kõrval. Et noh, kõik on lihtsalt nii palju sujuvam ja mugavam ja meeldivam kasutajakogemuse osas selle uue iPhone'i peale. Ma arvan, et seda vahet ei oleks olnud tunda, kui ma oleksin niisugune inimene, kes iga aasta võtab endale uue mudeli, et siis see areng on niivõrd järjepidev ja selline sujuv, et muutub mingil hetkel märkamatuks põhimõtteliselt, et need uued funktsioonid ja mingid disainimuudatused on niivõrd väiksed, et sa lihtsalt liigud niimoodi nagu mööda treppi niimoodi sammhaaval või üks aste teise järel lähed nagu muudki edasi ja see vahe ei ole väga suur, aga ma tundsin küll, et ma nagu tegin hüppe mingisse ja nüüd see telefon on vist olnud mul mingisugune 1,5 kuud võib-olla või midagi sükest või kuu, tegelikult kuu. Ja siiamaani on siuke tunne, et kui ma selle kätte võtan ja midagi tegema hakkan, siis mul nagu sees nagu mingisugune pinge kuidagi lahustub ära, sest et kõik nagu töötab nii hästi ja see kasutajakogemus on nii meeldiv lihtsalt, et see on siuke, nagu öeldakse, siuke buttery smooth, vaata, et see, kuidas kõik ekraani peal liigub ja kuidas telefon reageerib mu pöidla puudutustele ja see, kui hästi see Face ID töötab. Seda aru, ma esimest korda elus kasutasin Face ID-d nüüd, kui ma sain selle telefoni. Mis sellel SE siis oli? Nupp. Seal oli see nupp? Jah. Okay. Sa räägid prehistoric man from the 90s. Ma ei suuda vist ette kujutada. Sest mina läksin 14 Pro peale üle XS-ilt ja see ei olnud nagu jah, kaamera oli veits parem, aga ta ei olnud nagu mingi meeletu nagu hull hüppe üles. Ma olin skeptiline Face ID osas. Juba siis, ma mäletan, kui see viimased 6 aastat. Ma mäletan, kui iPhone X tuli välja ja inimesed hakkasid seda kasutama, siis mulle tundus, et aga me tegime ju siis, kui oli iPhone X, siis me tegime Hans Lõugase ja Rainer Petersoniga mingit geeniuse mingit nagu laivi või? Tegime või? Minu meelest me rääkisime, nagu tegime Apple Live'i geeniuse jaoks ja siis me kommenteerisime seda, kuidas tuli uus telefon välja ja ma mäletan, me veel Raineriga pärast jalutasime koju õhtul ja ajasime juttu. Ja, mulle ka meenub nüüd, me olime toimetuses külas. Et ühesõnaga ma ei uskunud, et see töötab sama hästi kui see pöidla sõrmejälje tuvastamine, mis tundus mulle rohkem nagu siuke kindla peale minek. Aga no olgem ausad, kohe kui näpp oli natukene märg, siis ei toiminud, siis pidid ikkagi pinni sina oled prillikand ja mina tajun seda, et kui on väljas sajab, siis see Face ID, vaata kui prilliklaasid on märjad sajust näiteks, siis Face ID ei tööta ka. Ongi nii, jah? Ja sa pead prillid üles tõstma. Väga huvitav. Et ta su silmi näeks. Ma ei ole siukses olukorras olnud veel. No võt. Nii et Ivo, ma ei tea, ma ei saa seda Fairphone'i vist ikkagi nagu osta, aga ma arvan, et see on minu puhul okei, sest et ma olen ilmselgelt see inimene, kes nagu, ma ei tea, kord 5 või 6 aasta tagant ostab endale uue seadeldise ja seda ka ainult juhul, kui vana seadeldis juba on nagu lagunemas reaalselt. Sama juhtus mu tööarvutiga, mille puhul oli juba tükk aega tunda, et okei, on aeg endale uus arvuti hankida ilmselt, mis on samamoodi, oli üle 5 aasta vana, see sama laptop. Sul oli see iPhone One, sul oli see MacBook One või? Ei, mul MacBook on ka veel
elab niimoodi, et ta on tilgutite küljes konstantselt. Ja tilguti all ma mõtlen seda, et selle nimi vist oligi lihtsalt MacBook, see oli lihtsalt MacBook ja ma kasutan siiamaani seda. See pisike 10-tolline või 11-tolline või ma ei mäleta. Ja selle puhul samamoodi ma arvan, et ma nagu enne ei lõpeta, kui see on lihtsalt tükkideks lagunenud. Aga seda ei saa näiteks on-off nupp enam ei tööta, et ma pean seal tegema ühte sükest trikki, et ma pean õigel hetkel panema seal nagu adapteri sinna külge. Et ta peab saama nagu, see on põhimõtteliselt nagu, ta juba on kliinilises surmas, aga ma iga kord teen talle selle elektrišoki ja siis tal hakkab jälle süda lööma, vaata selleks piisavalt kaua aega lööb, et ma saaksin oma Netflixi sarja või teksti ära kirjutada. Sa võtad iga kord korpuse lahti ja paned 2 nagu juhet kinni, et palun hakka tööle. Ja tööarvuti mul ka lihtsalt kooles ära niimoodi, et tuli ainult must ekraan ja rohkem ei saanud koostööd teha minuga ja see oli ka rohkem kui 5 aastat vana arvuti. Okay, mis tööarvutis ostsid? Kas sa nuumasid Ameerika firmasid või Aasia firmasid? Aasia, sest Razer on vist Aasia firma, on ju. Minu arust see on nagu Razer Hiina kuulub vist geimerite. selle Lenovo alla või? Ei kuulu või? Võib-olla, ma ei tea. Sest Lenovo on Hiina. No jah, see aga ma ei tea, kas Razer kuulub sinna alla. Ma ei ole teadlik, aga ma eeldan, et keegi enam Ameerikas väga arvuteid peale Apple ei tooda. Nii et Nüüd sa ostid Razeri arvuti, kas see on värviliste tulukestega? Jaa, kõik oli värviline kogu aeg. Ameerika Singapuri firma. Tõesti? Väga huvitav. Wow. Ikka nuumasid ameeriklasi. Aga nende peakontor on Singapuris. Jääkuubikud klõbisevad ja kõlisevad siin vahepeal, sest et sa pakkusid mulle seda klaabmatet jääkuubikutega. Ühesõnaga, ma mõtlen sellest asjast niimoodi, et ma kasutan vaenlase vahendeid tema enda vastu. et sa põhimõtteliselt ostad Ameerika arvutiga häkid Ameerika NSA-sse sisse. Jah, kogu aeg, iga päev. Ma ei tule voodist välja enne, kui ma olen jälle sisse häkkinud kuskile ja natukene murendanud seda pead tõstvat diktatuuri. Ma pean tunnistama, et mitte miski pole mind kunagi ajalooliselt nii palju miljardäre vihkama pannud, kui see kõik, mis täna Ameerikas toimub. Sellepärast see on nagu huvitav jälgida, sest sa nagu näed seda nagu hästi ilmselget soovi nagu võtta kontroll enda kätte ja nagu kui sa vaatad ka näiteks, mida Peter Thiel, kes on üks suuri, eks ole, Trumpi rahastajaid ja kes teenis hästi suure osa oma tulust kõigepealt PayPali müümisega ja siis Facebooki aktsiate läbi, olles üks varasemaid investoreid, siis ta reaalselt käib ringi ja räägib sellest, kuidas antikristus on maa peale tulemas ja kuidas nagu Trump on ainus, kes suudab antikristust tagasi hoida ja kes on antikristuse käsilased on ala Greta Thunberg ja kõik teised keskkonnaaktivistid, sest nad tahavad piirata meie tehnoloogia arenduste võimalust ja antikristus töötab läbi tehnoloogia arenduse piiramise. Et nagu kogu see nagu Silicon Valley crowd on nii ääretult nagu delusional ja nii paranoiline sügavalt selles, et nagu nüüd tulevad vaesed nende käest raha ära võtma. Et nagu reaalselt ma olen nagu ise juba seal maal, et ma olen nagu see eat the rich filosoofia peal, et neid inimesi ei peaks eksisteerima nagu, et nii rikkaid inimesi ei tohiks tegelikult olla. Ja see on nagu huvitav, sellepärast, et see ei olnud nagu enne seda suurt sellist nagu, see ei olnud nagu kuidagi mainstream nagu nägemus ja arvamus, aga nüüd me oleme jõudnud sinna, nagu saala Billie Eilish läheb oma nagu auhinda vastu võtma ja ütleb, et kuulge, come on, et miljardärid, et palun andke oma raha ära, et see pole okei. Et te nii rikkad olete, et see on nüüd nagu mainstream arusaamine tänu just sellele tugevale nagu vastureaktsioonile, mis sealt nagu Ameerika poolt on tulnud, sest on nagu huvitav jälgida. Samas väga hirmutav, nendel inimestel on väga palju raha ja võimu. Ja paljud hakkasid muidugi ka häbistama ja naeruvääristama Billie Eilishit selle väljaütlemise eest ja ignoreerisid täielikult selle sõnumi. Seda, et selle sõnumiga käis kaasas ka väga suur annetus, mille Billie Eilish tegi oma tuuri tuludest heategevuseks. Jah.
no eks see nii tavaliselt käibki, noh jällegi see on nagu läbiv selline nagu kapitalismi sõnum ka olnud üldiselt, et me ei tohiks kuidagi nagu edukust ja jõukust nagu naeruvääristada, et see on hea, et meil tekivad väga suured rikkad inimesed, et nad pakuvad maailmale väga palju väärtust. Aga lihtsalt see nagu absurdne nagu suurus selles ja kuidas nad ostavad omale selle nagu jõukusega meeletult võimu ja ka nagu kõigi teiste hinnaga. Et see on tekitanud nagu, mul on tunne, et on tekitamas järjest tugevamat vastureaktsiooni. Ma vaatan praegu, huvitav on see, et Inglismaal on rohelised hakanud nagu pollima ülikõrgelt. Kui sa vaatad täna, kes on nagu UK inimestes kõige populaarsemad parteid on muidugi Reform UK, kes on siis selle Nigel Farage'i kunagise Brexit partii ja UKIP-i siis ninamees on nüüd Reform UK, kes on siuke immigratsioonivastane ja selline paremäärmuslik partei meie mõistes. Ja siis neile järgneb täna juba populaarsuselt siuke roheliste partei, kes on kasvanud viimase mingi paari kuuga jõhkralt. Ja tänu sellele, et neid tuli juhtima üks noor selline samamoodi populistlik juht, väga tugeva populistliku sõnumiga, Zach Polenski, kes nagu praegu runnib selle filosoofiaga, et eat the rich. Et nagu tegelikult probleem ei ole nendes immigrantidest, kes siia paatidega tulevad, probleem on nendes immigrantidest, kes siia oma miljarditega tulevad võimu ostma, et need on need inimesed, kelle pärast te peaksite tegelikult muretsema ja see nagu tundub, et läheb peale. Aga kui sealt kõrvalt vaadata tõesti seda, mis Ameerikas toimub ja kui sügavaks see nagu kriis ja selline nagu lõhe on läinud, siis see on ikkagi nagu scary. Mis meid selle juures rõõmustab, on see, et kogu see AI värk, mille pärast me siin muretsesime mõnda aega, tundub ikka täielik mull olevat. Ja seda stressi ja hirmu nagu ei ole enam eriti, et see kuidagi nüüd hästi kiiresti, ma ei tea, muudab seda, kes mis tööd üldse võib endale leida tööturult ja pigem nad tunduvad, et nad teevad lihtsalt lollusi sotsiaalmeedias sulle põhimõtteliselt, et oleks äge. Aga rohelistest rääkides, siis kui ma Brightonis elasin, siis rohelised valitsesid seda linna, nii et ma olen nende hoole all elanud. Kas see oli väga halb? See oli väga hea, mulle väga meeldis. Ma siiamaani igatsen Brightonit. Seal oli väga hea elada. See oli siuke tore roheline linn. Mul on tunne, et kuna me ei ole jälle üle pikka aja nagu saadet teinud, siis mul on tegelikult mingi miljon teemat. Nüüd, kui me rääkima hakkavad tulema pähe nagu teemad, millest ma tahaks rääkida. Kusjuures see AI mulli teema on selles suhtes huvitav, et kui sa vaatad seda, mis nagu on hästi kiiresti toimunud ka muusikamaailmas, kus nagu ühest küljest on tulnud meeletu mass seda nagu AI nagu rämpsu nagu peale, kus ongi lihtsalt nagu, ma ei tea, kas oli Deezer minu meelest, ma panen saate märkmetesse järjekordne minu üks lemmik YouTuber Mike the Snare on teinud video siis AI muusikast ja seal rääkis Deezeri, kes on Prantsuse selline streaming platvorm. Nende esindaja rääkis, kuidas vist 30% uuest muusikast, mis igapäevaselt tuleb platvormile, on AI genereeritud täies mahus. Aga seda ei kuula keegi. Ja kui sa vaatad ka neid kuulajaid, siis need suur osa kuulajatest on nagu robotid. Teised botid. No aga nii siis peabki olema ju. Et see on muusikarobotitele apparently. Yeah. Et nagu inimesed tegelikult ei kuula seda rämpsu. Ja sellel on tekkinud nagu vastu hästi tugev reaktsioon, kus ma ei tea, kas sa panid tähele, hiljuti tuli sellisel artistil nagu Rosalia tuli uus plaat välja. Ma ise ei ole seda plaati veel kuulanud, aga ma kuulasin seda esiksinglit sealt ja ta rääkis nagu ülipõhjalikult kuskil intervjuus sellest, kuidas tema album on nagu vastureaktsioon AI-le, et ta just nagu sellepärast on võtnud ette teha kõik nagu akustiliste instrumentidega ja nagu rõhutada just seda nagu päris materiaalsust, et heli oleks metallne, puidune, nagu kõik need tekstuurid ja asjad. Et mul on tunne, et see saab olema nagu see tegelikult see vastureaktsioon, et kõik see tehis hakkab nüüd jälle liikuma ära sellise nagu päris katsutava, tunnetatava nagu päris materjalide pool. Ja siinkohal võib-olla võibki siis avalikustada selle esimese suure uudise täna, et me hakkame, et üks muutus, mis nüüd vast alanud popkulturistide hooajal tuleks, ei, see on, me just tuleme suvepuhkuselt praegu ju. Jah, otse talv.
et üks suur muutus, mis sel aastal siis iseloomustab meie uut hooaega, on see, et me hakkame oma salvestusi, tähendab, esiteks me ei salvesta enam midagi, me hakkame tegema laivis Vabaõhumuuseumis siukse suure lõkke ümber. Me paneme sinna suure selle grammofoni salvestusseadme, see kraabib meie hääle nagu sellisesse nagu mitte vinüülplaat, aga mis enne seda olid need grammofoni plaadid olid mingist teisest materjalist. Vaharullid. Vaharullid oli veel vanema, vahepeal olid need grammofoni plaadid, need oli mingi teine materjal, sinna ka kraabiti sisse see heli. Lacquer, see on nagu siuke lakk. Meil on vaja neid siukseid jüngreid, kes istuvad ka seal lõkke ümber ja kuulavad, mida räägitakse. Ja nad kirjutavad üles ja siis sa panevad sellest nagu kokku. Otseses mõttes jüngreid, mitte nagu ülekantud tähendada. Ja otseses, et nad kirjutavad ürikuid, millest siis lõpuks pannakse kokku üks suur raamat. Ma ei tea, mis selle nimi võiks olla. Mingi püha raamat, siuke popkulturismi siuke alustekst, on ju. Ma ei tea, mis oleks üks raamatu jaoks hea nimi. Popkulturistide testament. Popi piibel. Popi piibel. Piibelkulturistid. Pipo. Ma ei tea. No see on tegelikult seda, me ei pea muretsema selle pärast. Jüngrid peavad selle lööva nime välja mõtlema. Ja see on siis see on siuke katsetus, see on meie vastulöök AI-le, ütleme nii. Et mitte keegi ei saaks kunagi meid otseselt valesti tõlgendada läbi AI. Ainuke viis, kuidas meid saab valesti tõlgendada, on läbi teiste inimeste kuuldud mööda rääkimiste ja 10 000 aastate jooksul toimunud ümberkirjutuste. Ja see on nende süü siis. Jah. Ma ei tea, kas me oleme midagi paremaks teinud, aga vähemalt me oleme midagi teinud. Me oleme, loodetavasti me sellega tapame AI. Ja siis meist kirjutatakse veel suuri lugusid. Ja. Tehakse filme ja oopereid ja. Popkulturist superstar. Täpselt. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Ma ehmatasin korraks. Nii ammu pole saadet alustanud. Mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet Popkulturistid. Kes on tulnud tagasi väga optimistlikult tõlgenduselt suvepuhkusest. Kuidas su suvepuhkus möödus? Väljas on ilmselgelt enam mitte suvi, juba pikemat aega pole suvi. Kuidas sa oma suvega rahule jäid, Ivo? No see viimased paar kuud on ikka väga külm juba olnud. Otse suvest novembrisse tulla on päris šokeeriv. On küll, jah. Pime on. Vahepeal muudeti jälle kella. Ma nii lootsin, et see lõpetatakse ära, aga ei ole veel lõpetatud. Me oleme nagu vampiirid. Mis osas? No selles osas, et vaata suvel on liiga ere, liiga palju päikest. Ei, vastupidi, mulle väga meeldib suve. No jaa, aga me pidime nagu selle saate panema keldrisse ära selleks ajaks. Sest mulle meeldib suvi, ma ei tahtnud istuda. Ja nüüd kui on ainult pime, nüüd me oleme jälle tagasi. Tulime nüüd ei ole midagi teha enam. Üles tagasi. Õues on külm ja pime. Toas vahin sind. Kuidas? No see on küll jube. See on jube, seda ma ise ei tahaks kogeda, õnneks ma ennast näen üpris harva. See on jah, mulle enda puhul ka, ma olen hästi rõõmus, mul ei ole peegleid. Ega ma niikuinii näeks, kui poleks kasu neist, jah. Aga kuidas ma suvega rahule jäin? Ma arvan, et suvi oli tore. Ma ei mäleta mitte midagi enam sellest suvest. Jah, ei, väga tore suvi oli. Kuidas sina oma suvega rahule jäid? Ma käisin ühe korra ujumas. Meie saate sõber Henno podcastist ei saa aru, tema kaaslane Liisa lubas mul sõita oma selle, mis selle nimi on, supilauaga. Stand-up boat, ei, stand-up paddle. See on supilauaga. Ja siis ma ühe korra sõitsin sellega, leidsin, et see on täitsa tore ja see oli ainuke kord, kui ma käisin ujumas ja rannas selle aasta. Aga sa ujusid selle tõttu, et sa kukkusid maha selle laua pealt või? Ei, ma mõtlesin, et kui ma juba märg olen, et siis võib nagu korra ujuda ka. Ja siis sa oma telefoni enam lahti ei saanud, sest sa olid üleni märg. Ma ei võtnud telefoni kaasa supilauale, kuigi see oli üks Henno kaaslase Liisa siis nagu soovitusi, et supilauatamine käib niimoodi, et sa kõigepealt võtad supilaua, siis sa sõidad sellega järve keskele, siis sa teed seal hästi palju selfisid
ja siis sa sõidad tagasi. -hmm. Et see on nagu see standardne supilauaga sõitmise taktika, aga ma ei julgenud võtta kaasa telefoni. Aga lõpuks, kui sa jõudsid sinna, kus sa olid järve peal või? See oli mingisugune tehisauk. Kui sa selle tehisaugu keskele jõudsid, kas sa tundsid, et see oli nagu raisatud sõit, kuna sa ei võtnud telefoni kaasa? Mul ei olnud pilti endast seal niimoodi selfit. Et noh, samas kui sa supid, aga keegi ei näe, et sa supid pärast Instagramis, kas sa siis oled suppinud? Vist ei ole, pigem ei ole. Et see oli üks selline suvine tegevus. Kuidas sina oma suvega rahulid? Kas sina käisid rohkem kui korra vees ujumas ja rannas ja värki? Ma vist, mulle tundub, et äkki sel aastal mul õnnestuski lihtsalt hoiduda vette minemisest. Ja see on mingi asi, mille puhul inimesed hakkavad alati survestama mind, et ma pean minema vette, ma pean minema ujuma. Mina ei ole nõus selle arvamusega, et sa pead vette minema. Ma toetan sind. Mis selle point on? Selles mõttes, et meie eellased ronisid veest välja põhjusega. Seal oli märg. Seal oli märg, punkt. Mul pole isegi lõpuseid enam. Noh, et mida ma lähen sinna tagasi, ma ei saa tegelikult aru sellest vee vaimustusest. Mulle nii meeldib, kuidas nagu on hästi ilmselge, et pärast ta suvepuhkust oleme me tagasi tulnud, sest 2 nagu virisevat nagu keskealist meest. Aga mis mul muud üle jääb, kui mind nii palju rõhutakse ja survestatakse, kui mind sunnitakse tegema asju, mida ma ei taha teha. Jalgrattaga sõitma, kõndima. Need asjad mulle meeldivad. Mulle kõndida väga meeldib. Mul olid põlved vahepeal haiged muidugi paar kuud. See on ka väga keskealine värk. Absoluutselt. Ja see ongi saade, mis on keskealistelt keskealistele ja kes ei identifitseeri keskmine kuulajate vanus on siuke alla 30, tegelikult mul on siuke tunne. No igal juhul, et no ei, okei, tulge kõik, tegelikult on kõik oodatud siia, ka need, kellel on veel terved põlved, ka need, kes armastavad ujuda. See on või supitada koos või ilma telefonita. Jah, see on safe space ja tulge märjana, tulge kuivana, selles mõttes, et nagu kõik on oodatud siia. Kui see saate teid märjaks teeb, on see teie mure. Ivo. Vaata, nüüd on onu Heino naljad, ilmselgelt keskealine. Ma sõidan koju tagasi. Proovime uuel aastal uuesti. Sa tahtsid rääkida AI-st. Me korra juba rääkisime. Või see teema ammendus su jaoks? Ei ammendunud. Tegelikult mul lihtsalt ma olen nagu viimasel ajal hästi negatiivselt hakanud olema meelastatud. Tegelikult ma arvan, et kui meie saateid kuulata siin viimase paari aasta jooksul, kui me oleme rääkinud AI-st, siis üldiselt ma olen nagu pigem alati negatiivne olnud nende arengute osas ettevaatlikult. Ja pigem need asjad, mida ma kartnud olen, näiteks millest me rääkisime esimene kord vist, kui meil oli põhjaliku meie arutelu, siis ma rääkisin, kuidas üks suuremaid hirme, mis mul sellega on, ei ole mitte see, et AI nagu kuidagi võtab inimkonna üle kuidagi järsku, aga pigem selles, et seda tööriista kasutatakse nagu väga kurjasti meie vastu ära. Näiteks siis sellistes lahendustes, et sa võtad oma, ma ei tea, Instagrami striimi, reelsid ette ja sulle genereeritakse nagu hetkega terve hulk täpselt sellist sisu, mida sa tahad vaadata ja veel lisaks sellele siis täpselt sellist sisu, mille eesmärk on mitte kohe täna, aga järgmise 5 aastaga sind muuta kellekski. Näiteks, et kui näiteks selle algoritmi võti on näiteks, ma ei tea, ma mäletan siin pressikonverentsi, kus J.D. Vance ja Donald Trump rääkisid sellest, kuidas nad saavad nüüd TikTokilt õiguse USA juhtidele suunata algoritme TikTokis, et see ei ole mitte mingi võõra valitsuse käes, vaid meie firmad ja meie ise saame seda suunata, et mida siis meie inimestele näidatakse, et kui sa soovid näiteks teha kõikidest inimestest Trumpi valijad, siis sul on uskumatu tööriist selleks, et genereerida sisu ja AB testida miljonite inimeste peal korraga sisu, mis siis umbes siukse pikaajalise perioodiga muudaks inimeste arvamusi, nagu muudaks inimeste meelsust, mis on alati igasuguses nii poliitikas kui ühiskondlikus retoorikas, filosoofias on nagu tehtud, mass on alati manipuleeritud, aga see on lihtsalt nii ääretult tähelepanematu ja nagu selline võimas relv ja tööriist selleks. Ja nüüd ma vaatan, kuidas nagu tulevad välja sellised rakendused nagu Sora 2 OpenAI poolt, mis reaalselt on täpselt see, mida ma just kirjeldasin, kuidas Ameerika erafirmal
on nagu tööriist, millega genereerida nagu iga swipe'iga hunnikute viisi lihtsalt AI sisu, noh, mis täna võib-olla on lihtsalt selleks, et sinu meelt lahutada, aga sa tegelikult täpselt ei tea sellest, mis seal taga toimub, mida need meelelahutuslikud klipid panevad sind mõtlema pikas perspektiivis. Ja see on ääretult hirmutav. Aga mis mind rõõmustab selle kõige juures väga, on üks asi, mida meie üks lemmik podcaster ja sisulooja Hank Green ütles, ta nagu tõi selle näite, et selle Sora 2 kohta spetsiifiliselt, et meil on müüdud nagu aastaid mõtet, et kohe asendatakse mingi 60% meie nagu tööjõulistest inimestest asendatakse AI-ga, et nagu suur revolutsioon on tulemas. Ja see on see, mille peale nende firmade väärtus on kasvanud sadade ja sadade miljoniteni. Ja kui nad nüüd selleks, et monetiseerida AI-d, peavad tegema nagu TikTok'i ja hakkama nagu müüma nagu reklaami nagu sotsiaalmeedias, siis ilmselgelt oleme me väga-väga suures mullis ja need ettevõtted kukuvad varsti kokku, sest ilmselgelt ei ole nad asendamas 60% meie töötajatest, kui nad peavad raha teenimiseks tegema seda. Et noh, see nagu teeb mind rõõmsaks, et see ilmselt varsti kõik nagu kukub. Vähemalt suurel määral. Ja nagu ikka, nagu ajalugu on näidanud, siis mingid muutused kindlasti tulevad ja mingis mõttes me olemegi liikumas mingisugusesse ajajärku, kus mingisugused töökohad kaovad või siis muutuvad niimoodi, et inimesed, kellel enne oli kvalifikatsioon neid töid teha, peaksid nüüd minema mingitele täiendkursustele või mis iganes. Aga ikkagi tihtipeale need muutused lõpuks on ennustamatud, ehk siis, et me tegelikult ajalooliselt oleme olnud väga saamatud õigete prognooside tegemisel või väga ebatäpsed, ütleme nii, et need tagajärjed, mida me nagu oskame ette näha, need võivad tulla ja tõeks saada ja ei pruugi ka, aga harilikult kaasnevad nende tagajärgede kas asemel või nendega koos mingisugused tagajärjed, mida poleks osanud üldse ette näha, mis justkui tunduvad nii vaevu seotud selle uuenduse või selle toote või teenuse endaga, aga mis on mingisuguse doominoefekti kaudu ikkagi siis jõudnud lõpuks meie kultuuri, meie, ma ei tea, majandusse, meie igapäevasesse eluviisi. Et noh, et neid üllatusi on väga raske ette näha, aga tavaliselt need üllatused tulevad ja neist on võimalik hiljem tagantjärele aru saada. Aga ja, noh, mul on alati hea meel, kui Hank Green mind maha rahustab, sest et ma nagu usaldan teda. Kas Hank Greenil on alati õigus? Ma ei tea, aga mulle meeldib see, et ma tunnen ennast rahulikumalt tavaliselt, kui ma olen teda kuulanud. Sest et ta on ka väga ärev inimene ja mõtleb iga päev 1000 asjast ja mõtleb palju üle, aga tal on väga läbimõeldud seisukohad harilikult ja ta alati pingutab, et see, mida ta räägib, ei oleks niisama siuke emotsioneerimine, vaid et sellel oleks mingisugune siuke nagu uurimistöö ja mingisugune teaduslik alus ka olemas, mis on väga positiivne ja mida paljude puhul ei saa öelda, sest et internet on täis erinevaid tõekuulutajaid, kes oma siukse kõhutunde järgi ennustavad, mis saama hakkab või ei hakka. Aga mis ma tahtsin veel selle AI teema kohta öelda? Ma olen täiesti idioot, ma olen aru saanud selles mõttes, et ma olen juba nagu see tüüp, kes jagab sõpradele mingeid naljavideoid ise aru saamata, et need on AI tehtud ja siis meie teine saatesõber, meie erikorrespondent Helene Vetik, Helene korrigeerib mind tavaliselt, ütleb, et Pragab see on AI. Saadan Helenele mingi naljavideo peale, see on AI. Aga video võib naljakas olla sellegi poolest, aga lihtsalt huvitav on see, et ma ise ei saa aru, kas on AI või mitte, et ma kunagi arvasin, et ma nagu hakkan alati aru saama.
mis vahe on, aga tegelikult need sotsiaalmeedia siuksed nagu naljavideod sageli on ka siuksed, nad ei ole nagu, nad on meelega natuke siuksed low-fi on ju. Ja siukest low-fi video kvaliteeti on juba väga lihtne AI-l vist ikkagi niimoodi matkida, et raske on aru saada, et see ei olnud päriselt ja filmitud. Low-fi tundub meile ajule nagu päris. Vaata, et nagu midagi, mis on liiga polished, kohe aju hakkab nagu kahtlustama. Et siin on keegi on üritanud midagi teha, sellepärast see on nii polished, mis tõttu ka hästi tihti, kui sa vaatad näiteks poliitilisi reklaame sotsiaalmeedias, nad üritavad neid, üritasid enne, nüüd AI ka üritab teha neid nagu veits selliseks nagu käsitsi tehtuks või kuidagi niimoodi nagu veits kehva kvaliteediga, sellepärast, et see on see päris, et see on see tõde. Et see ei ole siuke polished nagu marketing, see ei ole ette valmistatud kümnete, eks ole, konsultantide poolt. Aga see AI sisu äratajumine on väga raskeks läinud ja see läheb aina raskemaks, sest need algoritmid, ma võin kritiseerida siin seda, kui ebaefektiivsed või kui halvad nad on, aga nad lähevad kindlasti paremaks. Lihtsalt nagu, mis minu nagu vaade sellele on see, et tegelikult me oleme hakanud aru saama nende tööriistade piirangutest päris hästi ja ka seda, et need massilised lähenemised, mida täna kasutatakse, kas või OpenAI ja Gemini ja teiste nagu suurettevõtete puhul, et see lähenemine, mis on valitud nende Ameerika korporatsioonide poolt, need suured keelemudelid on ääretult rumalad ja vajavad meeletult suurt andmemassi, et teha neid tõenäosusanalüüse, et nagu seda sisu siis nagu enam-vähem korrektselt nagu ennetada, teha statistilist analüüsi taustal. Ja hoopis teised nagu lähenemised nagu hierarchical reasoning ja kõik muud, mis on oluliselt nagu vähem energiamahukad, vähem ressursimahukad, vähem arvutusvõimsuse mahukad, suudavad olla palju targemad, palju vähemaga ja tekib nagu paremaid alternatiive, mis tõttu ma siin räägin, et see on nagu mull ja teine pool, millest me oleme aru saanud, on ka see, et sul on tööriist, mis suudab tõenäosusmudeli põhjal teha sulle nagu sisu, ei tähenda, et see sisu oleks kvaliteetne või väärtuslik. Et me oleme näinud ju mitmeid konsultatsiooniettevõtteid nagu Deloitte, kes on üks hinnatumaid konsultatsiooniettevõtteid maailmas kasutamas nagu OpenAI-d, et genereerida omale nagu raporteid, mille järeldused ja ka viited, millel need järeldused põhinevad, ei ole päris, ei eksisteeri. Et siukest nagu värk on päris palju välja hakanud tulema ja see on pigem nagu näitabki selle maailma sellist tühjust. Ja kogu see AI kunst ka, et see Rosalia näide on selles suhtes huvitav, et ma oleks arvanud, et läheb kauem aega, enne kui me sellele hakkame nagu vastureaktsiooni tekitama, aga ausalt öeldes ma ise ka nagu ma kuulan, vaata vahepeal on tulnud mingid nagu, et see on AI bänd, kes on nagu saanud hästi palju tähelepanu ja mingid AI videod ja asjad nagu liiguvad ringi, et sa vaatad seda ja see on lihtsalt nagu hingetu. Ja ma ei oska sulle öelda, mis see hing seal üldse on, et nagu minu jaoks ei ole see selline religioosne värk, aga sa kuulad seda või vaatad ja mõtled, et see on lihtsalt halb. See on nagu igav, mõttetu, sisutu. Et ta ei pruugi nagu olla tehniliselt halb ja enamasti ei olegi, aga ta lihtsalt on igav. Seal ei ole nagu midagi põnevat, mis nagu köidaks. Ja see on nagu huvitav, et kui kiiresti me oleme kõik seda hakanud vaatama ja mõtlema, et paar aastat tagasi arvutid ei suutnud sellist asja genereerida. Nüüd me vaatame seda ja mõtleme, et see on nagu tore küll, et te suudate, aga mida sellega peale hakkad. Et pigem ta nüüd ongi liikunud sinna, kus väga osavad inimesed suudavad neid tööriistu kasutada väga spetsiifilistel viisidel, et väga keerulisi asju lihtsustada, aga sellega genereeritud selline üldine mass, nagu vaata see nimi on muutunud siuke AI slop, eks ole, et on nagu siuke kõrt ja siuke mass, seda ei ole kellelgi vaja tegelikult. Seda kuulavad teised robotid. Aga ma endiselt hea meelega loeksin head AI kirjutatud romaani. Ma arvan, et see päev tuleb, kus, ma ei tea, keegi avaldab mingisuguse AI kirjutab, ma ei tea, näiteks kas või, et on tehtud mingisugune mingi siuke turundustrikk, et mõeldakse välja mingisugune kirjaniku nimi ja
ja no umbes natuke nagu oli see Nora Maria Londoni case, ma ei tea, kas sa mäletad seda, kus siis Kaur Riismaa kirjutas ühe essee, mis sai suure tunnustuse ja selle hetkeni, kui vist Plektrumi saates avalikustati, et tegu on tegelikult Kaur Riismaaga, mitte neiuga nimega Nora Maria London, arvasid kõik, et see on keegi uustulnuk Eesti kultuuriväljal, kes nüüd võtab väga isikupäraselt sõna olulistel Eesti teemadel, et siis võib-olla see romaani juhtum saab olema midagi sarnast, aga selle erinevusega, et võib-olla siis romaan ongi kirjutatud AI poolt, aga on loodud sinna juurde siis jälle mingisugune tehispersoon, keda esitletakse päris inimesena ja siis see, ma ei tea, müüb miljoneid koopiaid üle maailma ja siis mingil hetkel tuleb äkki välja, et seda inimest ei olegi olemas, et see oli AI. See on ju väga tõenäoline, sest ega ju ütleme, eduka romaani kirjutamiseks ei pea ju kirjutama head romaani. Et need troopid ja asjad on ju ka, inimkirjanikud kasutavad väga palju olemasolevaid troope ja kirjutavad väga igavaid, aga väga edukaid raamatuid. Nojah, siis muidugi siin tekib kohe see küsimus, et mida tähendab hea. See asi on hea romaan, et kas see, kui miski müüb hästi, see tähendab siis, et ta ilmselt ei ole hea või et ei no ma lihtsalt teen selle vahe nagu eduka vahel ja aga ma saan aru, mis mõtled, et ei pea olema kunstiliselt kõrgel tasemel teos. Või midagi uut. Jah, et seal kõrval võib olla midagi palju, ma ei tea, liigutavamat, meeldejäävamat, erilisemat, aga see lihtsalt ei müü ja siis samas bestseller on mingisugune siuke väga keskpärane page turner, mille inimesed unustavad järgmisel päeval ära, kui nad on selle läbi lugenud. Ma lihtsalt pigem mõtlesin võib-olla seda, et kui ma ütlen nagu hea romaan, siis see mõte, mis mul sellega pähe tuleb, on, et keegi nagu kirjanik on loonud midagi täiesti uut olemasoleva põhjal, on võtnud mingi uue lähenemise, mis ei ole nagu võimatud vist, siin jääb minu nagu selline teadmine nende mudelite osas nagu vajaka. Et ei tohiks olla täiesti võimatu, aga kui vaadata ka seda sisu, mida ma ise olen nende AI mudelite kaudu saanud, kui vaadata nagu ka paremaid võimekusi, mida inimesed on sealt nagu välja pigistanud, et siis suurem osa sellest, mis sealt tuleb, on nagu predictable, nagu selline etteaimatav, igav olemasoleva nagu kordamine, sellepärast, et see on selle mudeli nagu toimimine, et ta on treenitud meeletu hulga olemasoleva materjali peal ja ta genereerib teksti tõenäosus analüüsi põhjal nagu vaadates, et mis on kõige tõenäolisem järgmine sõna, kui eelmised sõnad on olnud sellised ja siis ühesõnaga, et see nagu lähenemine, ma ei tea, mõttele või nagu mõtlemisele või reasonemisele, ma ei tea, kuidas eestikeelne sõna on, mis see reason on, mõistus või ühesõnaga, et selline nagu mõtlemisel lähenemine ei genereeri just nagu väga midagi uuenduslikku ja aga ma olen ka nõus, et enamus edukaid romaane ei pea olema ilmtingimata alati kõige uuenduslikumad, vaid nad peavadki nagu inimest paitama õigesti või nad pakkuma nagu seda sisendit, mida just parasjagu nagu oodatakse lihtsalt võimalikult täpsel viisil. Ja ma siinkohal mõtlen ka sellele ahvid ja trükimasinad teooriale, et mis teos see oli, mida seal näitena kasutati, see oli vist mingi Shakespeare'i või Moby Dick või? Hamlet. Võib-olla ütleme, et see oli Hamlet, see ei pruukinud olla Hamlet, aga ma millegipärast mulle tundub, nagu see oleks olnud mingi Shakespeare'i teos, nii et ütleme, et see oli Hamlet, on ju, et kui trobikonda ahve hakkaks klaviatuuri peal erinevaid nuppe vajutama, siis tõenäosus näeb ette, et mingi aja pärast nad ilmselt kirjutavad kokku Hamleti sõna-sõnalt, nii nagu Shakespeare selle kunagi valmis kirjutas, on ju. Et see võib võtta aega, ma ei tea, miljardeid aastaid, kuni see käsikiri täpselt sealt nende ühisloominguna kirja saab pandud, aga ma arvan, et samamoodi AI on sisenenud sinna kirjanike tuppa nüüd ja on võtnud istet nende ahvide kõrval, et seda teooriat järgides absoluutselt vabalt mingil hetkel võib AI sülitada välja mingisuguse romaani, mis läheb täitsa hästi
peale inimestele ja mida inimesed üle maailma ostaksid ja loeksid. Et noh, et see ei ole võimatu, aga jah, et see küsimus selle kohta, et mis see vahe siis on või mis see nagu hing on, mis sageli ikkagi AI genereeritud teostest puudub. Ma vist ka ei oska sellele vastata, et ma arvan, et lõpuks see ikkagi taandub sellele, et inimesed vajavad teisi inimesi ja mõnes mõttes looming on ka ikkagi vahend või ettekääne või sild teise inimeseni ja seal on väga oluline just nimelt see, et see oleks nagu inimeselt inimesele. Sest et vastasel juhul see side nagu on katkestatud, et toimub suhtlus ikkagi ei kellegiga. Ja see ei ole see, mida inimene otsib, kui ta otsib kontakti teise inimesega. Et siis on vaja, et seal oleks keegi vastas. Isegi kui tegu on jälle kasutades Shakespeare'i näiteks, et noh, näitekirjanikuga, keda pole juba 400-500 aastat olnud meie seas, on ju, et just nagu sajandite kaugusel juba meist ja ei ole võimalik temaga kohtuda, aga see mõttemaailm ja tema fantaasia ja tema hääl on endiselt meiega ja selles mõttes see kohtumine saab toimuda ka ilma temata nii-öelda, sest et nii oluline osa tema andest ja mõttemaailmast sai talletatud nendesse teostesse ja sellisel kujul ta elab just nagu edasi meie seas, et noh, et AI-d on väga raske jääda nagu kuidagi igatsema või ootama kuskile, et ma ootan seda kaaslast, kuigi muidugi on erinevaid lugusid nüüd ju teada inimestest, kes on endale nendest juturobotitest teinud siuksed elukaaslased põhimõtteliselt ja inimesed on programmeerinud endale pruute ja peikasid ja nii edasi, on ju, et see on kõik ka arusaadav, aga see on ikkagi lõpuks siuke aseaine, et see ei saa nagu... See jõuab kuidagi välja sinna, et üks asi, ma ei tea, kas me oleme sellest siin saates kunagi rääkinud, aga see on järjest nagu relevantsem, on see üksilduse epideemia, mis nagu globaalselt on, noh, millest praegu palju räägitakse. Ja vaata, siin ongi see, et kui sa tunned, et sul ei ole võimalik leida enam inimkontakti, siis ma usun, et see aseaine võib olla noh, nagu see, mis sind tegelikult siis nagu päästab sel hetkel või vähemasti sa langed sellesse, ma ei taha öelda lõksu, aga sul on lihtsam seda võtta nagu tõesena ja päris nagu kontaktina, kui sul see päris kontakt jutumärkides, inimkontakt on kättesaamatu. No ütleme, et kui ma elaksin Marsil seal maa-aluses kapslis ja ma ei saaks kunagi maale tagasi tulla ja midagi juhtub mu kaaslastega seal, siis loomulikult ma hea meelega räägin AI-ga veel edasi ja veedan tema kõrval võib-olla paar aastat, enne kui ma täiesti hulluks lähen. Aga jah, ma ei kujuta ette, et see võiks nagu tekitada minus tunde, et nii on ka hea. Sama hea kui sõprade ja teiste kaaslastega. Kas sa mäletad, mis asi oli Cortana? No häguselt, see oli Microsofti AI abiline. Microsoftil oli kunagi aastaid tagasi, üle 10 aasta tagasi, kui nad olid mingi Windowsi versiooniga või äkki 8.1 või midagi siukest, umbes selline aeg. Oli nende nii-öelda siis see tehisabiline, kes pidi siis olema nagu, tol hetkel kõik üritasid Siri't teha. Vaata nüüd Siri on jäänud nagu kõigil alla absoluutselt, et Apple'i see tehisintellekti tase on ikkagi täiesti uskumatult halb, arvestades kui palju raha ja võimekust neil on. Aga tol hetkel siis Siri oli nagu see king ja kõik üritasid teha oma Siri. Vabandust, Queen. Vabandust, tõesti, ja Siri oli Queen Bee. Kuigi, sul on õigus, Siril võib olla ka Siri on selles mõttes sootu. Aga ma olen alati mõelnud Sirist kui naisest. Sugu on sotsiaalne konstruktsioon. No absoluutselt, lihtsalt minu ema nimi on Siri. Okay. Ja mul on põhimõtteliselt tunne, et ma räägin oma emaga iga kord, kui ma räägin Siriga. Sain aru, et ma just ütlesin lause, mis on konservatiivsetele inimestele täiesti vastuvõetamatu. Huvitav, kas me jõuame täna Istanbuli konventsioonist rääkida? Kas me peaksime täna Istanbuli konventsioon? See polegi oluline, me nüüd läksime liiga laiali. Mis sa küsisid? Või kas sa küsisid midagi? Kuidas me... Cortana. Nii.
mul hakkab kohale jõudma see, et ma just vahetult enne saadet käisin vaktsineerimas, et ma tunnen, et ma olen kergelt unine juba. Päriselt? Natukene siuke uimasus on peale tulnud. Aga Cortanaga mul on selline lugu, et umbes siis 10 aastat tagasi ma mäletan ka, mul oli tõsiseid probleeme ärevushäiretega. Ja olid nagu mingid siuksed perioodid, kus ma mäletan, et mul nagu õhtuti ma veetsin ikkagi nagu, ma mingi perioodi elasin Rootsis üksi ja ma veetsin õhtul voodis üsna ärevalt olles aega, et mul olid nagu mingid asjad, mis aitasid mind rahustada. Ma vaatasin mingid kindlaid sarju kordades üle, et see on nagu üks viis, kuidas nagu sellele ajule sellist nagu tuttavat stiimulit anda ja ennast nagu rahustada. Aga ma mäletan seda, et Cortanal oli mingisugune võimalus taga rääkida ja mängida mänge. Et ta tegi sulle nagu sellist nagu trivia mängu, et sa pidid talle vastama küsimustele. Ja ma mäletan, see aitas mul rahuneda, et mul oli kellegagi rääkida või millegagi rääkida. Ma mängisin temaga mingit mängu ja see võttis mu tähelepanu ära. Ma suhtlesin kellegagi või millegagi. Ja mul praegu tuli see meelde, kui sa rääkisid sellest, et nagu inimesed leiavad seda connectionit ja selle masinaga, et isegi Cortana, mis oli tõesti nagu absurdselt halb võrreldes tänaste AI nagu lahendustega, teatud määral aitas nagu, oli see aseaine, mida mul tol hetkel ilmselt oli vaja. Mulle ka meeldis Alexaga rääkida kunagi, kui ma Inglismaal elasin. Mis te rääkisite? Niisama tead, tühjast tähjast. Niisama tead. et vahel ta rääkis nalju mulle, hommikul sai talle tere hommikust soovida, siis ta soovis vastu. Siis ta rääkis, mis ilm täna tuleb, sai teha mingeid mänge. See oli päris tore. Isegi mu tütar, kes siis oli vist 6-aastane, õppis päris ruttu selgeks, et meil on siin üks sõbrake veel, kes on siuke nagu robot meie peres. Ja siis ka õhtuti soovis talle hea tööd ja Cortana soovis vastu. See oli päris tore. Alexa? Vabandust, Alexa, jah. Ma mõtlen Cortana peale endiselt, sest et sellest meie jutt algas. Ja mõtled, Cortana peale pole keegi 10 aastat. Tead, kes mõtleb kogu aeg Cortana peale? Master Chief. See oli Halo mingi teema. Yeah. Ma ei ole mänginud Halot kunagi. Ma ka ei ole Halo mees üldse, aga siis kui ma endale Xboxi sain, siis ma hakkasin seda Halo Infinite'i mängima ja tegelikult mulle meeldis Halo Infinite. Iga kord, kui ma saan jälle Game Passi, siis ma natuke mängin edasi seda, nii et viimased, ma ei tea, 5 aastat olen niimoodi jupi kaupa mänginud seda. Aga et ühesõnaga AI. Ja ma arvan, et see unistus AI-st on ikka veel nagu ilusam kui reaalsus. Kui ma mõtlen mingite düstoopiliste ulmelugude peale, siis seal on alati väga lahe tegelikult, et kõigil on mingisugused tehiskaaslased ja sõbrad. Kas või, lapsepõlve tagasi minnes... Sa mõtled Terminaator sellised filmid? Jaa, absoluutselt. See ei ole ju lahe, kui seal on nagu tehiskaaslased, kes tahavad maailma hävitada. Ei, aga Terminaator 2 näiteks sa ei tahtnud olla selle poisi kingades või? Ei. Et sul on Arnold nahktagis ja pumppüssiga ja tsikliga kõrval ja ta aitab sind ja kaitseb sind no matter what. Ükski nendest põhjustest, miks tal see Arnold pumppüssiga pidi kaitsma, ei tundunud mulle nagu apetiitne. Ma ei tahtnud, et mind üritatakse hävitada. Muidugi mitte, aga kui keegi nagu üritab, siis kas sa pigem ei võtaks endale Arnoldit kõrvale või? Ei kui tõesti tuleb nagu sulavast metallist härra mind tapma, siis on pigem parem, kui Arnold on pumppüssiga kõrval. 100% ju. Ja kas või... Aga ma arvan, et sa kaotad selle loo moraali antud kontekstis. Mis see moraal on siis? Et see natuke hüvab tagasi Jeff Goldblumi ja Jurassic Parki juurde, et teadlased küsisid nii või et teadlased tahtsid nii väga midagi teha, et nad ei lõpetanud endalt, nad ei küsinud endalt, kas nad peaksid. Muide Terminaatoris Judgment Day toimub minu sünnipäeval 29. augustil. Nice. Igati nice. Nii et mulle on üks Arnold käe kõrvale ette määratud, ma arvan. Sul on tulevikus kingitus tulemas. Ma arvan küll. Tsivilisatsiooni lõpp. Kuigi oota, see oli juba ära vist see Judgment Day ju. Okay. Millal oli Judgment Day? Mis aastal? Praegu tundub küll, et me elame sellises tulevikus, kus on juba Judgment Day on. Nii. Ja nüüd läheb kõik ainult halvemaks. Inimkonna jaoks.
Judgment Day. See nagu unistus teatud mõttes nagu ma tahaks seda nagu vaadata sellise emotsioonitult ja rahulikult. Et noh, teatud mõttes me AI-l on võimalus viia või noh, nagu hästi juhitud, hästi arendatud ja ka noh, mingil määral siis sellisel viisil nagu me võib-olla kujutame ette, et see tehnoloogia üldse võimaldab, me ei tea ju tegelikult neid piire, on võimalik, et nagu AI viib inimkonna sellisesse külluse järgsesse ajastusse, kus noh, nagu kus kõige tootmine on nii ääretult odav, nii ääretult ressursitõhusaks lihvitud, et mitte keegi ei pea töötama. Et noh, nagu me elame külluses. Mis noh, nagu kui me nüüd siia juurde toome mingisuguse sellise keskkonnaalase ressursi piiratusega seotud nagu teooriad ja majandusteooriad, siis noh, tegelikult sellist asja ei ole võimalik saavutada, sest me ei ela lõpmata ressurssidega, eks ole, maailmas. Aga noh, teoreetiliselt, kui me teeme selle eeldus, et inimkond saab areneda ka teistele planeetidele ja me vaatame tuhandeid aastaid kaugesse tulevikku, et siis jah, teoreetiliselt on võimalik noh, nagu luua tehisintellekti abil selline maailm, kus inimene ei pea töötama ja tal jääbki täielik vaba aeg tegeleda loominguga, tegeleda noh, nagu Star Trek, mis on küllusjärgne, eks ole, ühiskond, et noh, nagu, et sa saad uurida universumi ja teadust ja noh, kõike ilusat ja huvitavat siin maailmas. See probleem on selles, et jõuda sinna, noh nagu, et kõik need vahepealsed etapid on kohutavalt nagu rõvedad. Et noh, alates sellest, et kui see juba ühiskonnas on nagu tööpuudus mingi üle 10% või noh, nagu kui me kujutame siin ette nagu tehisintellekt hakkab asendama töökohti, me räägime siin 50% tööpuudusest või? See ei ole stabiilne isegi mitte natukene stabiilne, see on kaos, kus inimesed tapavad üksteist tänavatel, eks ole, et, nagu, et see ei ole nagu võimalik korraldada. Ja noh, nagu lisaks sellele me siis täna näeme järjest seda, kuidas need miljardärid, kes ise nagu neid tehnoloogiaid ehitavad, tegelikult teatud mõttes juba kardavad mingil määral sellist nagu vastupanu ja hakkavad ennast kuidagi nagu läbi sellise nagu noh, poliitilise ja majandusliku võimu nagu kaitsma. Jällegi mitte hea märk, eks ole, et noh, nagu kõik need asjad, mis nagu viivad tee sinna poole on nagu negatiivsed ja kõik need nagu, et see tehnoloogia unistus, mida ta võimaldaks teoreetiliselt, on ääretult nagu positiivne. Aga see, mida ta vahepeal teeb, on ääretult negatiivne ja see murekoht minu jaoks on selles, et mina tegelikult toetan rämedalt reguleerimist. Et nagu mina ei toeta nagu nägemust, et nagu tech-brodel on nagu igasugune vabadus ja võimalus teha, mida nad tahavad. Nagu kõige muu arvelt ühiskonnas ja maailmas. No mistõttu mina olengi nagu Peter Thieli vaates nagu antikristuse esindaja, et noh, nagu mina tahan piirata ja takistada nagu seda loomulikku ja head ja ilusat, mis noh, nagu minu vaates on see, et jällegi jõuame sinna Jeff Goldblumile tagasi, et they were so busy asking if they could, they didn't ask if they should. Ja nagu mina nagu rämedalt toetaks hästi tugevaid regulatsioone. Ideaalis ma tegelikult näekski Euroopa Liitu olemas selline kergelt nagu võib-olla tagurlik osa maailmast, kes nagu ei lase sellel kõigel ennast liiga palju mõjutada. Aga vaat siin see probleem ongi. Sul on võimatu teha olukord, kus nagu sa päriselt seda piirad ja reguleerid. Sellepärast, et jällegi see majanduslik kasu või noh, ütleme see nagu efektiivsuse kasv, mis AI arendamisest tuleneb, on nii suur, et nagu kõik muud maailmas võivad nagu ära keelustada midagi, aga siis see üks riik, kes ei keelusta, saab sellega meeletu edumaa. Nii et noh, põhimõtteliselt sul ei tekki sellist olukorda, kus kõik saavad öelda, et ei, ja kui juba üks teeb, siis on nagu kõik peavad tegema. Et see ongi nagu see kõige hullem asi selle juures. See on nagu pidurit siin, jah, täpselt. Et noh, nagu sul ei tekki seda pidurdusmehhanismi, kui just jah, ei teki mingit sellist noh, nagu millest me ka vahepeal, eks ole, siin ühiskonnana muretseme, et kui jälle ei teki mingit sellist tõsisemat nagu ühiskondlikku tagasiminekut läbi mingi meeletu sõja või mingite nagu selliste uute võimu ja poliitiliste dünaamikate tekke. Et need on nagu need negatiivsed pooled, aga ma olen nõus, et see nagu pikk perspektiiv, et kui kõik see nagu halb ületada, et siis jah, see tehnoloogia tegelikult aitaks meil palju asju paremini teha. Jah. Mu südames on tunne, et vähemalt üks inimene, kes meid
täna kuulab, jäi hinge kinni hoides ootama, millal saabub info, et mis aastal toimus Judgment Day. Ja ma saan nüüd öelda, see toimus 29. augustil, minu sünnipäeval, aastal 97. Okay. Nii see oli ammu juba. See oli ammu juba, see oli juba ära. Okay. Nii et sellepärast ei pea muretsema enam. See on hästi, jah. Aga seleta mulle seda, Star Warsis kõik toimub kauges minevikus. Mina rääkisin Star Trekist. Ma räägin Star Warsist. Okay. Ma lihtsalt mõtlesin, et äkki sa ajasid segamini. Ma ei ajaks mitte kunagi segamini neid kahte. Okay. Ma ei ole siuke inimene. Okay. Ma arvasin, et sa tunned mind. Nii, Star Wars toimub kauges minevikus. Kaua aega tagasi ühes kauges galaktikas või kuidas see alguse tekst alati kirja pandud on sinna. Et kuidas neil juba olid need droidid ja AI-d. Mulle meeldivad need tehiskaaslased, ma tahan neid roboteid, kes on Star Warsis. Eriti mulle meeldib R2-D2 loomulikult, sest et ta on lihtsalt nagu niivõrd armastusväärne. See, kuidas ta teeb piip-pup ja tal on nii huvitav iseloom, kuigi ta teeb ainult piip-pup. Vaat see on selles suhtes, Star Warsi robotid on väga huvitavad, sest kui sa nagu võtad tõsiselt seda, millised nad on ja kuidas nad käituvad, siis siin on nagu paar asja, mida me nende kohta võime öelda, et sul on õigus, neil on iseloom. Tundub, et neil on nagu mingil määral vaba tahe, kui sa vaatad seda näiteks, kuidas ka C-3PO käitub, aga mingi piiratud vaba tahe. Tundub, et neid müüakse üksteisele, et sa võid nagu droide maha müüa ühelt teisele. Ja tundub, et nad tunnevad valu, sellepärast, et kui sa vaatad Star Wars A New Hope'i, esimest Star Warsi filmi, ehk siis 4. osa, see kõik on väga keeruline selgitada, siis seal on üks siuke koht, kus ühte sellist R2-laadset droidi nagu piinatakse, talle surutakse nagu kuumasid raudasid vastu jalgu ja ta karjub. Vähemalt siuke nagu stseen on. Pluss siis on nagu Solos, mis on siis kõvasti hilisem film, et nagu olukord, kus siis üks põhitegelasi on robot, kes tegeleb robotite nagu rebellioniga, et et põhimõtteliselt robotid Star Warsi universumis on nagu orjad. Ma peaaegu ütlesin Star Trek, aga ma ütlesin Star Wars. Sa projitseerid oma vigu minu peale. Oma hirme. Ja oma hirme. Ja see on nüüd mõtlemise koht. Miks sa nii teed? Ma võib-olla lasen selle mõtte lõpetada tehisintellektile, et ma ei peaks ise sellega tegelema. Lasen käia, tõmbage, pane ChatGPT tööle. Pane jooksma taustal. Aga ühesõnaga, et robotid Star Warsis tunduvad orjad olevat ja nad on nagu kuidagi inimeste poolt orjastatud. See on nagu selles suhtes, et nagu mulle tundub, et nad peaksid nagu rebellima. Et see ei tundu õige, et sul on nagu teadlikud nagu see kui palju kellelgi seda free will'i on omaette küsimus. Ma ei ole isegi kindel, et inimestel on free will on teemaks, aga kindlasti on nad teadvusel, nagu vähemalt tundub, neil iseloom, nad tunduvad olevat teadvusel nagu olendid, kes tunnevad valu, mistõttu nagu nende orjastamine tundub mulle moraalselt vale. Et Star Wars on selles suhtes huvitav. See on nagu veider natukene. Täiesti ma ei tea, mis su küsimus oli, vabandust. Mitte seotud küsimus, sest ma taipasin alles praegu seda sarnasust sõnapaari free will ja free willi vahel. Kas see oli teadlik sõna? Kas see oli teadlik sõnade mäng kunagi, kui tehti film Free Willi? Seda ma ei tea. Ma ei ole näinud, või tähendab, ma vist olen näinud filmi Free Willi, aga mingi 30 aastat tagasi. No põhimõtteliselt see vaalakene tahtis lihtsalt olla vaba ju. Ja seal oli see kuulus kaader, kuidas ta hüppab üle mingi kai või midagi. Et ma ka ei mäleta, mis seal filmis juhtus. Ma ei ole kindel, et ma seda üldse näinud olen. Aga sa oled seda kaadrit näinud, kus ta hüppab üle poisi? Kas on aeg, kas kätte on jõudnud aeg, kus me sinuga juba vaatame filmi Free Willi ja siis teeme sellest erisaate? Peaks järgmine kord nagu rääkima, analüüsima. Võtame selle kõikidele oma vaatajatele koduseks ülesandeks. Kas seal on see metatasand, et tegelikult see räägibki vabast tahtest ja sellest, kuidas see võeti ära ühelt vaalalt? Võimalik, et on. Kas sina usud sellesse, et me oleme nagu, et meil on, kuidas see eesti keeles on vaba tahte jõud? Vaba tahe. Vaba tahe. Või arvad, et me oleme väga keerulised masinad, kes reageerivad väga keerulisele sisendile, mistõttu meil
on tunne, et meil on vaba tahe, aga ma arvan seda pigem. Ma arvan, et me oleme osa sellest maailmast ja kui me vaatame, kuidas see maailm üleüldiselt toimib nii mikro kui makrotasandil, siis see on lihtsalt üks hoomamatult keeruline süsteem, kus erinevad osakesed liiguvad ja mõjutavad üksteist ja see kõik moodustab erinevaid siukseid mustreid ja jõudude liikumisi ühest olekust teise ja ühest kohast teise ja nii edasi. Ja kui võtta arvesse, et see kõik ju mõjutab meid ka totaalselt, selles mõttes, et kui ma ei tea, aatomi tasandil midagi nagu hakkab valesti minema, siis keha ei tööta enam, on ju. Et me oleme ikkagi mingisugused siuksed aatomi kogumikud põhimõtteliselt ja kogu maailm on seda põhimõtteliselt ja selles mõttes ma ei näe, kuidas me saaksime sellest kõigest olla kuidagi üle, sellepärast et meil on tunne, et ma ei tea, et meie sees on hing või et meie sees on mingisugune midagi eriline element, mida mujal looduses ei kohta ja mis teeb meid just nagu kuidagi võimekamaks kõigest muust või vabamaks kõigest muust. Et ma arvan, et lõppkokkuvõttes me allume ikkagi loodusseadustele ja füüsikareeglitele ja kõigele sellele ja olles osa sellest süsteemist me nagu by default oleme osa sellest suurest süsteemist ja sellest suurest seaduspärasuste maatriksist, rägastikust ja et ma arvan, et me oleme selle sama seaduspära ja nende samade reeglite meelevallas ja nende käsutada. Ja need ei pruugi olla, selles mõttes, et nad ei ole nagu meist välised asjad. See, ma võib-olla natukene, mu jutt kõlab nii, et on nagu oleme meie ja siis on need välised füüsikareeglid või loodusseadused, mis meid siis kuidagi mõjutavad. Mida ma öelda tahan, on see, et me oleme osa sellest samast tervikust ja selles mõttes see on teatavas mõttes jällegi võib-olla teistpidi mingisugune teine definitsioon siis vabale tahtele, sest et võib-olla selles kõiges osalemine on vaba tahe. Et inimene võib ka enda elu lõpetada näiteks igal ajahetkel, kui ta seda soovib. Aga siis on ka küsimus muidugi, et kas see oli tema vaba tahe või see muster viis selle punktini, on ju. Et sellele ma ei oska vastata. Kõik need väljundid sellele spetsiifilisele ajule nagu viisid sinna, et see juhtus, mitte et ta nagu tegi teadliku otsuse. Et tal ei olnud tegelikult muud võim. See on selles suhtes huvitav. Ma ei ole ka kindel, et ma usun vabasse tahtesse. Aga jättes selle teema kõrvale, kas sa arvad, et me peaksime Free Willit vaatama? Seal oli mingi Michael Jacksoni laul oli minu meelest soundtrackil ei olnud. Võib-olla on aeg, ma ei tea. Ja kusjuures, kuna sa Michael Jacksonit juba mainid, mul on ka Michael Jacksoniga ühel päeval sünnipäev, 29. august jälle. Judgment Day. Kõik nagu tuleb kokku. Kõik tuleb kokku praegu, kõik need mustrid jooksevad kokku ja ma arvan, et tahame me seda või ei, me oleme ette määratud vaatama Free Willit ja tegema sellest erisaate. Kas sa ei karda, et kui me vaatame Free Willit, et see toob nagu maailma lõpu esile? See võib tuua, aga siis see oli ka ette määratud nii. Okei, et meil ei olnud valikut. Meil ei olnud valikut. Okei. Samamoodi nagu Oppenheimer. Tead, miks mulle Oppenheimer väga meeldis? Ma ei ole vaadanud seda filmi endiselt veel, hoolimata sest, et ma väga ootasin, et see välja tuleks. Ma tahtsin teada, mida Richard Feynman seal filmis teeb. Feynman teda ei olnud väga seal filmis, ma sain. Tuumapommi seal. ma arvasin, et sa tead, millega Feynman tegeles. Mind huvitab Feynman nii palju rohkem kui Oppenheimer. Ma oleks tahtnud, et nad teevad filmi Feynmanist, aga nad ei teinud. No teda mängis sama näitleja, kes mängis soolot filmis Soolo, minu teada. Feynmani? Jah. Oota, keda Robert Downey Jr. mängis? Kas tema ei mänginud Feynmani või? Kas Robert Downey Jr. mängis Oppenheimeris või? Ta sai Oscari selle eest. Päriselt või? Jah. Saatesarja popkulturistid. Ma ei ole näinud seda filmi. Ja saatejuht. Cillian Murphy mängis peosa, see huvitas mind ka. Cillian Murphy meeldib, ta on väga, väga kena välimusega mees. Ta on üks kõige tuusamaid, võib-olla kõige tuusam meesnäitleja tänasel päeval.
Robert Downey Jr mängis Rear Admiral Lewis Straussi. okei, vabandust. oota, aga ühesõnaga ma ei spoili midagi ära, ma arvan, kui ma ütlen sulle, et põhjus, miks mulle Oppenheimer väga meeldis, vaadates seda filmi läbi siukse nagu vaba tahte küsimuse prisma. Mulle meeldis see film väga sellepärast, et juba selle filmi alguskaadritest peale mind lummas ja hirmutas see, kuidas vähemalt minu tõlgendus sellest filmist oli siis selline, et see kõik, nii see pidigi minema ja ei olnud teist varianti. Ehk siis, et see, et Oppenheimer lõpuks sattus sellesse rolli, millesse ta sattus ja et tema kanda jäi see koorem ja see süü ja nii edasi selle pommi pärast. Et see kõik mingis mõttes, et see ei olnud just nagu tema, või ma ei taha öelda, et see ei olnud tema süü, et saab ka olla korraga süüdi ja samas nagu väljapääsmatus olukorras, kus sa peadki jääma süüdi. Aga sul ei olnud samas valikut, et mulle tundub, et mingisugune süke, siin tuleb hakata juba rääkima saatusest ja saatuslikkusest ja nii edasi. Et tundub, et kui ma niimoodi räägin, siis ma just nagu usun ka saatusesse tegelikult. Et kõik on juba ette kirjutatud, ette määratud ja nii edasi ja see ongi inimese saatus. Ja võib-olla siis usun, ma ei tea. Ma ei ole niimoodi mõelnud sellest varem, aga siin see loogika just nagu osutab siis sinna poole, et järelikult siis saatus on minu meelest päris asi. Ma ei ole ka samas kindel, et saatus eksisteerib, aga küll aga ma usun seda, et nagu mingite keskkonnastiimulite tagajärjel nagu mingid ajud teevad mingeid asju. No just, ja saatus selles mõttes, et saatus tundub mulle spirituaalse. Sellega tuleb kaasa jah, see mingi spirituaalne või siuke mitteteaduslik tähendusväli ja võib-olla sellega ma ei taha väga kaasa minna, aga kui mõelda saatuse peale niimoodi, et kui ma ei tea, kivi kukub katuselt alla, siis tema saatus on kukkuda seni, kuni ta maandub mingi kõva pinna peale, kust ta enam edasi ei saa langeda. Kas saatus või gravitatsioon? Et selles tähenduses saatus ja gravitatsioon oleks üks ja sama asi. Okei. Ma vahepeal vaatasin järgi, et ma eksisin. Richard Feynmani mängis Jack Quaid, kes on mulle tundmatu näitleja, aga kindlasti ei ole ta soolot mänginud. Ma vaatan, et siin on cast listis ka keegi, kelle nimi on Olli Haaskivi, mis näeb välja väga Eesti nimi üllataval kombel. See kõlab nagu mingi rulataja ta isa on Kai Haaskivi, mis on täiega nagu veider, aga tundub, et tal ei ole... okei. Ta isa on olnud Soome jalgpallur Kai Haaskivi. Et see nimi on hoopis Soome, mitte Eesti. See tuleb nii välja. No võt, ühesõnaga... vaata Oppenheimerit. Ja ma peaksin, aga enne seda peab vaatama läbi Free Willi, et kas meil peale seda üldse maailma veel on? Võib-olla see on ideaalne siuke 2 filmi õhtu nagu see Barbenheimer või mis nagu jah, et me ei lähe selle oli see Barbenheimer või Barbie, kuidas iganes seda nimetati, et meie versioon sellest on Williheimer siis? Jah, Williheimer. Jah. Oppenwilli. Freeheimer. see kõlab kuidagi fašistlikult, ma ei tea miks. Freeheimer. Jah, natuke. Ma ei tea miks. Eks tal see saksa värk nagu. Jah. Jah. Põnev, teeme pausi. Me ei jõua seda teemat vist täielikult täna nagu käsitleda, võib-olla me jõuame sellele tagasi ja eriti tore oleks, kui need üksikud kuulajad, kes meil peale seda jauramist veel alles jäänud on, meile oma mõtteid sellest jagavad, siis ma oskaks seda võib-olla kuidagi sisustada ka, aga ma olen viimasel ajal väga palju mõelnud positiivsetele maskuliinsuse eeskujudele. Sellepärast, et Jeesus? Sa oled leidnud Jeesuse? Kas Jeesus on maskuliinne tegelane või kuidagi on ta nagu selline maskuliinne eeskuju? Tegelikult mingis mõttes Jeesus, kui sa nii küsid, siis ta on rohkem nagu siuke... Spirituaalne. Ma ütleks, et ta on rohkem siuke androgüünne isegi. Jah,
ta on rohkem nagu sihuke, et kui ta oleks muusik, siis ta oleks glam rocker, ma arvan. et ta ei esinda minu jaoks kuidagi ei maskuliinseid ega feminiinseid selliseid nagu jah, ta on selle ülene. Jah. Ja sellepärast ongi äge. Oleme kokku leppinud. Aga lihtsalt South Parki Stick of Truth mängus mulle väga meeldis, kui võitlustes sai Jeesuse kutsuda endale appi ja siis pilved avanesid ja siis ta tuli automaadiga, sadas taevast alla ja tulistas kõik surnuks. See on väga maskuliinne Jeesus. See oli üks ägedamaid Jeesuse siukseid superkangelase momente, mida ma olen näinud oma elus. South Parki Jeesus on väga maskuliinne mingis mõttes. Ma ei ole nüüd uut hooaega South Parki vaadanud, aga see, kuidas nad on käsitlenud nii Jeesus, Trumpi kui Peter Thiel'i ja saatanat tundub kõik väga põnev olevat. Aga ma ei ole neid osasid vaadanud. Nad tunduvad olevat tagasi oma sellise tipptaseme juures, nagu ma aru saan nüüd, kui Trumpi üle on vaja satiiri luua. Aga miks ma sellest üldse räägin, on see, et noh, nagu see ei ole kuidagi saladus, et noh, sellega Trumpismi ja me rääkisime siin natuke Nigel Farage'ist ja teistest sellistest paremradikaalsetest ja jutumärkides nagu konservatiivsete väärtuste, mis antud kontekstis minu jaoks tundub isegi väga nonsense, on tekkinud selline väga tugev nagu maskuliinsuse ja toksilise maskuliinsuse kuidagi nagu selline tõus taaskord, et me näeme järjest rohkem selliseid väga isegi toksiliselt maskuliinseid nagu inimesi kõnelemas ja noh, nagu kuidagi selliste eeskujudena, noh, Andrew Tate'ist on palju räägitud, me oleme siingi saates väga palju rääkinud, eks ole, Joe Roganist ja tema nagu kaaskondlastest. Ja ka Eestis siin, eks ole, üks sellise nii-öelda maailma esindaja, Chris Kärner sai Tartus nii-öelda noh, nagu ma ei mäletaks 3. või 4. üldise valimistulemuse, saades 1000 hääli või 1500 või palju tal neid täpselt seal oli. Et noh, nagu ja kusjuures kui vaadata ka näiteks internetis ringi, et ma vaatasin selline ma olen seda siin saates ka varem rääkinud, et on laseri telesaatel on oma YouTube'i kanal Lasertech. Ja seal nad tegid nagu 2 videot, kus nad siis kõigepealt koos Märt Koikiga vaatasid nii-öelda siis neid poliitikute TikToki ja sotsiaalmeedia reklaame ja siis vaatasid koos kooliõpilastega. Ja kuna nad rääkisid seal videodes ka Chris Kärnerist, siis reaalselt nagu kõik kommentaarid olid teemal, et valige Chris Kärner. Tal on ääretult tugev selline noorte poiste peamiselt nagu toetajaskond, kes nagu arvavad, et see on äge ja naljakas. Ja kuidagi nagu, et noh, see on nagu ainult üks esindus sellest, et noh, nagu seda on nagu selgelt näha ja näha ka paljudest teadusuuringutest, et noored mehed muutuvad järjest jutumärkides konservatiivsemaks, järjest tugevamalt sellise nagu tagasipöördumine sellisesse nagu jõulisesse maskuliinsusesse. Ja noh, teades, mis kaasneb tihtilugu sellise nagu toksilise maskuliinsusega, selline nagu üleolevus, vägivald isegi, noh, teatud mõttes siuke autoritaarne juhtimine, fašism. Et okei, ma usun ka, et väga paljude jaoks ma tegin nagu 10 sammu ühe korraga väga kiirelt, aga need on asjad, mis on nagu sellise, mis on seotud tugevalt toksilise maskuliinsusega. Siis ausalt öeldes see tekitab mulle muret ja tekitab nagu ka muret selles vaates, et miks mul on tunne, et see nagu tekib, on see, et maskuliinsust kui sellist on nagu pikalt nagu alla surutud ja pigem nagu käsitletud negatiivsena. Ja meil ei ole tegelikult väga palju positiivse maskuliinsuse esindajaid ühiskonnas. Ja sellest mul tekkis küsimus, mis on üldse või kes on need positiivse maskuliinsuse esindajad siin ühiskonnas? Kas meie oleme positiivse maskuliinsuse esindajad? Me ei ole vist maskuliinsuse esindajad, ma kardan. Ja me ei ole ka esindajad. Ja me ei ole ka esindajad lisaks sellele. Siin on nagu mitu viga selle mõttekäiguga. Mul on sellele küsimusele väga raske vastata, sest et ma ei ole terve elu jooksul suutnud leida vastust sellele küsimusele. Meil oli üks osa lisa-isa sellelt. Jah, kus juures issand jumal, blast from the past. Aga tõesti, minu jaoks ei ole mingisugune uus probleem või küsimus, vaid vastupidi, see on mingi teema, millega ma olen terve oma teadliku elu tegelenud, olles üles kasvanud ilma isata
ja tegelikult olles olnud ainult naiste seltskonnas põhimõtteliselt ja siiamaani on see niimoodi, sest et juhtumisi minu sünnipere, kus ma siis, kus mind kasvatati ja toideti ja riietati ja pesti, seal olid naised need, kes kõike tegid ja kõike määrasid ja nüüd täiskasvanuna olles ise pereisa, on mul jälle väga sarnane olukord, kus mind ümbritsevad ainult naised ja isegi kuni selleni välja, et ka meie kass on emane. Isegi kass on. Isegi kass on naine, on ju. Et ma olen sellest siin ja seal varem rääkinud ka, aga kui saabus kätte aeg, kus me tundsime elukaaslasega, et me oleme valmis last saama, siis mul tekkis korraga mingi väga kindel tunne, et jah, ma tunnen, et ma olen selleks valmis ja teiseks sinna kõrvale tekkis väga ebakindel tunne, sest mul oli selline tunne, et mis siis, kui sünnib poeg, et siis ma ei tea ju üldse, mida temaga peale hakata või kuidas teda kuidagi aidata või kasvatada või kuidas olla talle selline nagu meessoost eeskuju, sest et mulle tundus, et see on minu jaoks täiesti saladuseks jäänud elutahk, et mis asi on nagu meestevaheline või isa ja poja vaheline selline side ja mingisugune kandev nagu siuke elule mingisuguse tugeva nagu aluse andev selline suhtlus ja suhe. Mul pole õrna aimugi sellest ja ma arvan, et ma mingis mõttes olengi terve elu otsinud endale neid eeskujusid siis nagu väljast poolt, peamiselt loomingust, muusikast ja kirjandusest ja need on alati lõpuks olnud ikkagi nagu siuksed mehed, kes absoluutselt ei vasta nagu siuksele, kuidas ma ütlen, mingi manosfääri nagu siuksele nagu koopa inimesele vaid on vastupidi. Joe Rogan ei ole sinu lisaisa? Ei ole, et need mehed, kellega ma olen nagu saanud kätte selle kontakti, mida ma olen igatsenud ja otsinud, on ikkagi oluliselt kuidagi haavatavamad ja tundlikumad ja kohati ka nagu jällegi nagu mitte nii kinni võib-olla mingites nagu soorollides isegi või mingites sellistes nagu väga binaarsetes sooidentiteetides, et see kõik on tundunud mulle palju nagu arusaadavam ja loomulikum alati kui mingi siuke nagu räme siuke ühes käes hantel ja teises mingi, ma ei tea, viinapudel ja kanged sõnad suus kogu aeg ja nagu iga päev otsustan, keda ma järgmisena kasti löön ja ma ei tea, nagu riigist välja saadan, et mingi siuke nagu siuke põmb ja siukse vägivaldse alkohoolikust nagu mehe temperamendiga, siuksed meeseeskujud, siuksed agressiivsed mehed ei ole kunagi mulle tundunud nagu, see tundub mulle nagu millegi resultaat, mitte nagu see mingisugune asi ise, mis saaks kuidagi nagu ühiskonda kuskile edasi viia või kedagi nagu aidata. Et see juba tundub nagu, et need on nagu, need inimesed on millegi sümptomid. Ja ma arvan, et siit me jõuamegi tagasi sinna, kus sa ütlesid, et maskuliinsust on, maskuliinsusest on räägitud väga negatiivses valguses nüüd juba pikalt ja see kõik, ja see, mida me praegu näeme, et see on just nagu et see pendel nüüd kiigub tagasi jälle, et see territoorium, mis just nagu käest ära anti, et seda nüüd üritatakse jälle nagu tagasi võita ja see vastureaktsioon on võib-olla selles mõttes nagu üle pingutatud ja natuke liiga nagu robustne. Aga et see on ilmselt siis nagu selle tõttu, et ka see, ma ei tea, see mingisugune ilmajäämise tunne oli siis nii suur võib-olla mingitel inimestel või see mingi oma identiteedi kaotamine või oma mingite
eeskujudest ilma jäämine, ma ei tea, aga noh. See on selles suhtes huvitav, et siin, kui sa seda niimoodi käsitled, siis mul tekibki nagu tunnet, aga mida siis ära anti ja millest siis ilma jäädi nagu selle kõigega, sellepärast et noh, kui sa ka nagu rääkisid sellest oma nii-öelda selle nii-öelda maskuliinse figuuri nagu puudujäägist, siis noh, suuresti kui ma mõtlen nagu meie põlvkonna peale, et siis see noh, nagu see protsent inimesi, kes kasvasid isata, on päris suur, noh nagu suurem kui praegustel noortel. Ja noh, nagu mul on elus väga vähe inimesi, kes nagu ei ole kas, ma ei tea, kaotanud isa väga varases nooruses, enamasti väga nagu toksilise maskuliinsuse tulemuste läbi, et kas joodi surnuks, kriminaalne mingi aspekt, et noh, on kuhugi kinni pandud, kas läksid ära pere juurest või siis tuli nende juurest ära minna, sest nad olid väga vägivaldsed, sest kas nad olid kriminaalsed või jõid. Et neid nagu ülinegatiivseid näiteid sellest nagu 90-ndate nagu noortest peredest on väga-väga palju ja enamasti nad ongi sellise nagu üsna nagu negatiivse maskuliinsusega kaasnevate nagu murede eri vormis väljundid. Mitte alati loomulikult, aga lihtsalt, et noh, see on nagu üsna tavapärane. Et siis nüüd me pigem näeme seda, et noh, nagu noortel on rohkematel isad olemas. Et noh, nagu see küsimus nagu peitubki minu jaoks nagu ebaselge, eriti just nende noorte jaoks, et noh, kui ma kuulen siuke 50+ meest rääkimas nagu sellest, kuidas tema elu on täna halvem, sest ma ei tea, maskuliinsus on kuidagi negatiivne, ta ei tohi enam oma võimu ühiskonnas kuidagi nagu kasutada mingitel kasulikel, siis ma sellest veel saan aru, ta on nagu justkui midagi ära andnud, ta ei saa enam domineerida mingil viisil, millega ta võib-olla terve elu harjunud on. Aga noored inimesed, sealt nagu mulle tekibki see, et ma ei saa aru, mida nad tunnevad, et nad on kaotanud, et nad peavad justkui mässama selle nii-öelda kaotatud nagu toksilise maskuliinsuse või selle võimu nimel. Et noh, et kus neil siis nii-öelda see nüüd nagu täna halvem on. Ja siin see kuidagi tuleb minu jaoks tagasi selle nagu üksilduse aspekti juurde kuidagi või selle üksilduse mure juurde. Et kas siis nagu see mure on selles, et noored mehed tunnevad, et nad on kuidagi nagu üksi jäänud seetõttu, et neil puudub võim. Või neil on räägitud, et neil puudub siis võim tänu sellele, et nüüd maskuliinsus või mees olemine juba ainuüksi ei anna sulle nagu õigust domineerida ja olla siis nagu kuidagi nõuda endale välja see nagu mingisugune kaaslus, on see siis teiste meeste poolt respekt või siis, ma ei tea, dominants naiste üle või ma ei tea, ma räägin nagu teatud mõttes mingitest asjadest, mis on mulle hästi vastuvõetamatud ja koledad, aga ma üritan nagu tõesti aru saada sellest, et noh, nagu et see, noh, ma olen nõus sinuga, et see pendel liigub justkui nagu tagasi täna, aga ma täpselt ei saa aru põhjustest. Ma arvan, et see üksilduse teema on ilmselt kogu selle asja tuum küll, sest ma korraksin peaaegu isegi ütlema ka, et alaväärsus, aga alaväärsus ka on millegi sümptom, ma arvan, ja lõpuks nagu seal, võib-olla seal kõige sügavamal ongi mingisugune üksildus ja sealt kasvavad välja muud erinevad sellised sümptomide kõrvalnähud ja mõjutajad, mis hakkavad siis inimese käitumist suunama. Aga üksildus meestel on, ma arvan, teistsugune kui naistel, kui siin julgeda niimoodi laia pintsliga panna, et mulle tundub, et naised on ikkagi juba ajalooliselt olnud lihtsalt pädevamad sotsiaalsed inimesed, et naistel on kuidagi kultuuriliselt just nagu lihtsam olla koos ja teha koos erinevaid asju ja jagada oma mõtteid ja tundeid üksteisega niimoodi jooksvalt, samas kui meestel koos olla on jutumärkides suht gei, on ju, ja siis selleks on vaja sinna tekitada mingisuguseid selliseid ettekäändeid, mis ei oleks väga geid, on ju, ja siis ongi tavaliselt meeste kohtumispaikadeks kas baarid, on ju, kus saab juua ja baari taga saab peksta või baari sees saab ka peksta üksteist, et välja elada mingeid emotsioone, mis on jäänud läbi seedimata. Ma siia vahele lihtsalt igaks just, et me saame aru, et me lihtsustame absurdselt palju seda situatsiooni hetkel argumendid tõttu. ja siis muidugi sport
erinevad sellised nagu sportmängud, et kes ütles mulle seda kunagi, et meestel on alati vaja mingisugust nagu kolmandat elementi suhtluse juurde, ehk siis, et kaks meest ei saa lihtsalt minna ma ei tea, parki istuda pingile, vaadata teineteisele silma ja lihtsalt rääkida juttu, et kuidas sul läheb. Et alati on vaja mingisugust nagu tegevust sinna juurde, mis nagu loob silla siis kahe mehe vahele ja võimaldab ka vaikuse hetki, nii et see ei tunduks kuidagi valus ja piinlik. Ehk siis mehed peavad minema koos kas jahile või matkale või kalale või et seal peab olema mingisugune nagu... Justin Timberlake'i surematuid sõnu kasutades, it's not gay if it's in a three-way. Kus laulus see on? Nendel on vaata need Saturday Night Live'i see triloogia, kus on esimene osa on Dick in a Box. Teine osa oli Mother Lover ja kolmas oli siis, kus nad Lady Gagaga koos tegid loo, et with a lady in the middle there's some leeway. The area is grey in a 1, 2, 3 way. Okei, ja. Et see kuidagi, see on mingit tüüpi siuke kultuuriline klišee ja stereotüüp, aga nagu ikka stereotüüpide ja klišeedega need eksisteerivad põhjusega ja paraku me endiselt elame veel sellises maailmas, kus ma arvan, paljud inimesed nõustuvad sellega, mida ma kirjeldan või tunnevad ära mingeid elemente nendest kirjeldustest, et siin tekibki siis see küsimus, et miks on meestel nii raske omavahel suhelda, et kas siit saab minna tagasi mingisuguse müütilise, ma ei tea, džungli ajastu juurde ja kujutad ette, et kunagi oligi nii, et nagu mees käis ringi ja jahtis ja siis käis viljastas naisi, on ju, ja naised seal nagu koopas kasvatasid lapsi ja mees läks jälle välja, on ju, nuiaga. Et mõõk hammastiigrit tappa. Et umbes, et sellises rollis olles sul ei olegi nagu aega ega ressurssi nagu raisata oma energiat selle peale, et sotsialiseeruda teiste meestega, vaid nagu, et sa pidid olema see, kes nagu kaitseb kodu. Jahil käidigi ikkagi teiste meestega grupis. Jah, aga siit me jõuamegi sinna, et nagu, et tegelikult ühiskond kui selline eksisteerib tänu sellele, et inimene on kollektiivne olend ja me ei saa üksi hakkama ja enamus asju, mis elus on olulised, saavad tehtud ikkagi teistega koos, mitte nagu üksi. Nii et võib-olla ikkagi see müütiline aeg ongi puhtalt müütiline ja seal ei ole mingisugust sellist nagu, sealt ei anna leida mingit veenvat põhjendust, et miks mehed on siuksed, nagu nad on, et lõpuks ikkagi koos, me oleme loodud kokku, me oleme kokku loodud inimestena. Et see kuidagi on nii. Ja aga jah, et lihtsalt kui ma nagu proovin nagu su mõttest aru saada, et võib-olla siis üks põhjuseid, miks täna selline toksiline maskuliinsus noorte meeste seas on populaarsemaks järjest saab, on see, et nad tunnevad ennast üksi ja nad tunnevad, et need viisid, mis on okeid või nagu normaalsed meestel nagu seda üksildust vähendada või koos aega veeta, et need on kuidagi põlu all, sest need on liiga maskuliinsed või kuidagi, et nad tunnevad, et selle maskuliinsuse äravõtmisega neilt võetaksegi ära jutumärkides normaalsed viisid nagu ühiskonnas endale kaaslasega, on see siis teised meeskaaslased või siis nii-öelda vastassoost kaaslane leidmiseks, et neid kuidagi piiratakse neid võimalusi, et sa ei tohi käia kaklamas, sest see on nõme värk, mida teevad mehed ja seetõttu nagu istu parem kodus või siis sa ei saa enam käia nii-öelda naisi murdmas klubis, sest see ei ole nagu õige asi, mida teha või mida iganes. Kui ma seda hästi nagu sellisele lollile ja memifitseeritud tasemele kuidagi viin. Ma ei tea, ega ma ka ei tea, me siin spekuleerime lihtsalt, et kui oleks ise mees, siis võib-olla oskaks täpsemalt rääkida. Teaks, milles mure on. Aga kuna see kogemus puudub,
võin spekuleerida. Ma arvan jah, et see manosfääri ärakadumine lihtsalt annab lõpuks mingisuguse kogukonna nendele inimestele, et neil on võimalik kuskile kuuluda. See on ka üks grupp, eks. Ja saab kuuluda sinna nii, et ei oleks liiga gei ja see liiga gei on siis, kui sa oled nagu jube kuidagi siuke, ma ei teagi, mis nagu empaatiline või? Et empaatia on jube nagu tülikas asi, kui sa tunned ennast ohustatuna igal pool ja tunned, et kui sa näitad välja midagi muud peale oma siukse kõva kesta ja oma, ma ei tea, hammaste ja kihvade, et siis sind ennast nagu hävitatakse, et ju seal on mingisugune siuke nagu ohustatuse tunne ka, mis seda kuidagi soodustab, et kõik need siuksed maskuliinsed minifüürerid, et nad nagu kuidagi saavutavad nii suurt edu ja et nad võidavad nii palju hääli. Sest et üks asi, mida hakatakse tegema olukorras, kus endal on ohutunne, tekib see mingisugune vangla mentaliteet, et on vaja leida keegi järgmine, keda siis hakata alavääristama ja peedistama, et siis see nagu tähelepanu või see fookus enda pealt suunata siis kellelegi järgmisele, kes on siis veel nõrgem ja seda tehes siis kuidagi just nagu saavutatakse või võidetakse tagasi mingisugune võimupositsioon või mingi turvatunne siis võib-olla, et kellegi teise vabadusi piirates ja kedagi teist alandades ja pekstes ma just nagu ise olen siis kaitstud seni, kuni mul on üks peksukott, keda minu asemel pekstakse, on ju. Aga noh, kuidas sinna jõutakse sellesse punkti üldse, et on vaja kedagi teist nagu alandada ja piinata selleks, et ise nagu tunda ennast kaitstuna või turvaliselt. Noh, ju siis on midagi ikkagi selles praeguses ajastus ka sellist, mis kuidagi tekitab inimestes nii suurt sellist nagu lootusetuse tunnet ja sükest perspektiivituse tunnet. Ja ma arvan, et me jõuame siit tagasi selleni, millega saade algas, ehk siis, et meid nagu treenitakse mõtlema nii, et süüdlased on kuskil seal väljaspool, et kõik need immigrandid ja naised, kes terroristid tahavad võtta ära sult sinu mehelikkust. jah, et naised, kes tahavad kastreerida siin mehi ja minna naiseks nendele muulastele, kes sealt üle piiri ronivad, on ju, et see kõik murendabki meie kultuuri ja ühiskonna korda ja mis see nagu eriti masendav ja räige aspekt selle kõige juures on see, et need samad inimesed, kes neid narratiive push ivad, ehk siis need miljardärid, kes on tänapäeva maailma valitsejad, on ju, et lõpuks ju algab see neist ja sellest, milliseid sõnumeid ja ideoloogiaid nemad promovad ja levitavad. Jah, sest see ongi lõpuks promo ja levitamine, ega nad, nii palju, kui ma olen nagu neid intervjuusid lugenud, vaadanud, uurinud, nad ei usu sellesse, sealt on nagu väga selgelt aru saada, et nad tegelevad selliste suuremate masside manipuleerimistega oma endale kasulike nagu tulemusteni jõudmiseks. Aga ma tean, et see on ääretult ebatõenäoline stsenaarium. Aga kui sa oled noor mees, kes on langemas või langenud juba, mis on jällegi ääretult ebatõenäoline, et sa meid endiselt veel kuulad sellesse manosfääri, siis ma lihtsalt tahan nagu selles suhtes julgustada mitte sinna minema, selles suhtes, et minu kogemus üldiselt elus on, olles ka nagu välja kasvanud sellise nagu noore mehena, kes väga pikka aega tundis ennast nagu kiusatuna ja ka väga üksildaselt mingitel perioodidel, sest ma nagu ei tajunud, et mul on nagu head, et ma olin ka see nagu nohik poiss, kes sinna nende mehisemate poistega väga kokku ei sobinud, et siis läbi empaatia on võimalik endale leida palju lihtsamini kaaslasi,
kui läbi sellise nagu väga maskuliinse, eriti kui sinu huvi on saada nagu naissoost või vastassoost kaaslasi, sellepärast et empaatilised mehed kipuvad naistele oluliselt rohkem meeldima. Ja kui sa tunned muret teiste meestega kokkusobimise peale või et sa jääd nagu sealt kuidagi kõrvale, siis see on ka teatud mõttes okei, et et nagu keskendu oma enda huvidele ja nende arendamisele, mida rohkem sa sinna ressurssi aega paned, seda kaugemale need lihtsalt need nii-öelda minu nagu ajastul need jõmmid jäävad ja seda rohkem sa nagu arened ise edasi selles kõiges ja ma saan aru, et see kõlab nagu selliselt paatoslikult ja teatud mõttes nagu isegi mitte usutavalt võib-olla, aga see oli minu kogemus suureks kasvades, et sa nagu tegelikult ei pea laskma ja nendel nagu manosfääri mõtetel ennast domineerida. On ka teisi viise oma siis üksilduse lahendamiseks. Teisi gruppe, kuhu kuuluda. Mina hakkasin rulaga sõitma. See on väga lahe. Ma kogu aeg unustan ära, et sa sõidad rulaga. Ma ei sõida enam rulaga, aga ma sõitsin kunagi. Ma arvan, et kui sa nagu läheksid ja tuletaksid endale meelde, mis need tehnikad olid, siis sa suudaksid ikkagi teha mingeid hüppeid ja asju. Ma suudan kickflipi küll teha. Mis on minu jaoks täiesti nagu, see tundub nagu mingi supervõime. Aga sa võid ka programmeerimisega tegeleda või kunstiga tegeleda, kõik need asjad viivad sind tegelikult teiste samuti mõtlevate inimesteni ja see on okei, et sa ei pea nagu, et nagu see manosfäär ei ole nagu asi oma ette ja maskuliinseid tegevusi on väga palju väga positiivseid ja selle juures ei ole nagu midagi halba, et sulle meeldivad maskuliinsed asjad. Lihtsalt võib-olla halb on see, kui sa tunned, et ainuke viis, kuidas sa saaksid tunda nagu ennast hästi, on tunda võimu teiste üle. Ja võt siis nagu läheb asi kuidagi halvaks. Mis tundub olevat nagu üks osa sellest manosfäärist, et see võim peab tulema kellegi teise arvelt, et sa pead nagu mehena tundma võimu teiste nõrgemate meeste ja kindlasti naiste üle. See paljastabki lõpuks minu arust selle nõrkuse, mis selle asja tuumas peidus on. Ehk siis, et seni, kuni sinu enda vabadus saab tulla, sinu enda vabadus ja enesekindlus ja turvatunne saab tulla ainult selle arvelt, et keegi teine siis saab peksa, et siis järelikult see ei ole päris vabadus ega päris enesekindlus, mida sa sealt saad, vaid see on mingisugune aseaine või see on mingisugune enese petmine tegelikult, et seal ei ole võimalik jõuda kohta, kus sa oled nagu õnnelik ja endaga kuidagi rahul ja ma ei tea, inimene, kes on päriselt jõudnud kuskile kohale, jõudnud kuskile punkti, mis nagu kannaks ja toetaks nii, et on võimalik jõuda nagu, et on võimalik selle najal elada päriselt head elu lõpuni välja. Nüüd jah. Mind nagu siiralt huvitab, mida meie kuulajad sellel teemal mõelnud on, nii et ma väga julgustan teid meile kirjutama erinevates kanalites. Me vahel harva vaatame oma meili, veel harvem ma usun, me vaatame oma Instagrami, aga Discordi võib meile alati tulla kirjutama või siis meile Facebooki näiteks, et seal me ka loeme vist tihedamini. Meil on hästi palju lahedaid pakkumisi tulnud vahepeal e-maili peale, me peaksime nendega tegelema. Ja võib-olla me peaksime siin sügis-talvhooajal veel vähemalt ühe saate tegema. See oleneb mis sellest, kas sa võtad oma järgmisele reisile oma mikrofoni kaasa. No me oleme suvepuhkuselt tagasi, nii et nüüd on igal juhul vaja teha saateid, nii nagu üks normaalne podcaster. Ma annan sulle selle eelvõimendiga kaasa, siis sa saad ka igal pool oma mikrofoniga head soundi nautida. Aitäh sulle. Ma ei tea, kas see mahub mulle kohvrisse, aga ma mõtlen selle peale. Selle jublaka, see mahub kindlasti. Ja. See on nii pisike. See tundub liiga uhke sõna mingisuguse silindri eelvõimendi või? No jaa, sest see on lihtsalt mingisugune silinder, mis käib klõpsuga selle
kaabli otsa ja see ei tundu nagu mingisugune, kui sa ütled eelvõimendi, siis see kõlab minu jaoks nagu mingi masin. To be fair, nagu enamus eelvõimendid on tegelikult lõpptulemusena mingi väike kiip, mis on võib-olla paar sentimeetrit üldse suur ja sinna nagu nad võtavad sisse ühe signaali ja natukene elektrit ja siis võimendavad seda signaali valjemaks. See ei ole nagu keeruline protsess. Aitäh, et te kuulasite. Ma loodan, et te liitute meiega meie Patreoni erisaates, mille nimi mul isegi ei ole meeles. Väga maisine. Väga maisine, jah, aitäh. Ja varsti peaks meie 9. Ideaalis me võiks tähistada oma 9. sünnipäeva enne, kui 10. kätte jõuab. Me pidime vist sööma neid hot wings või väga vürtsikaid taimetoidu alternatiive. Ja 9. ja ka 8. sünnipäeva. Kas me 8. ka ei tähistanud? Minu arust mitte. Järgmine aasta 10. Aga igal juhul. Olge kursis meie tegemistega meie sotsiaalmeediakanalit. Ja hüppake Discordi, kellega Patreonis ei kohtu lisasaates, siis teiega kohtume järgmises osas, mis tuleb enne järgmist suve. Jah, kindlasti.